Tervitused kõikidele Vanglaplaneedi portaali jälgijatele. Täna meil on 28. veebruar ja räägime siis ühest kirjast, mis siin nädala alguses päris mitmete inimeste postkasti jõudis. Tegemist on siis Delfi ajakirjaniku Martin Laine poolt saadetud kirjaga ja sellest juhtlõik, mis siis jõudis kõigini, on selline, et oleme läbi viinud analüüsi 30 Eesti mõjuisiku ja nii-öelda alternatiivmeediaportaali tegevusest sotsiaalmeedias, fookusega vandenõuteoreetilise sisu ja Kremli strateegiliste narratiivide levitamisel. Nendest mõjuisikutest ja portaalidest moodustab omavahel läbi põimunud võrgustik, mis levitab sarnaseid vandenõuteoreetilisi narratiive globalistidest, vaktsiinidest, tuuleparkidest, Nursipalust, fosforiidist ja näiteks NATOst. Seejuures ühendabki kõiki osapooli ülim kriitilisus ja vandenõuteooriad NATO suhtes. Et ühesõnaga Laine on siis pannud kõik need teemad, mis paljusid Eesti inimesi murelikuks teevad, ühte punti ja siis süüdistab nendel teemadel sõnavõtvaid inimesi Vene propaganda levitamises. Ja mul ongi nüüd hea meel arutada seda teemat kaaskannatajate Kertu Luisu, Helen Lasni ja Maik Alamusega, kes siis täpselt nii nagu minagi on sellise kirja saanud. Et äkki, Helen, alustame siis sinust, et sind süüdistas Laine siis samuti vandenõuteooriate levitamises ja Vene propaganda levitamises ja koostöös koos erakonnaga ja ka vist veel isegi siis Venemaa agressiooni õigustamises. Et milline see sinu esimene reaktsioon oli, kui sa Martin Laine kirja said ja kas oled varem ka selliseid küsimustikke saanud? Ja tere kõigile, et ma olin muidugi tegelikult täitsa üllatunud selles mõttes, ma ei teadnudki, et ma nii kõva tegi Eesti riigis olen, see on nagu suur au muidugi, et ma ei osanud uneski ette näha, ja ei, ma ei ole varem saanud selliseid küsimustikke, küll on olnud ka, ütleme siin, muid isikuid, kellele ma olen natuke jalgu jäänud, eks ju, meditsiinilises mõttes, aga see kiri oli muidugi selles mõttes tõesti nagu minu jaoks väga üllatav, sest mina ja Vene propaganda, ma ei oska vene keelt ühtegi sõna praktiliselt, et minu vene keel on null põhimõtteliselt ja see info, mida mina tegelikult haldan ja valdan, on tegelikult läänemaailma info. Nii et mul puudub absoluutselt igasugune teadmine, igasugused allikad, mida Vene propaganda üldse nagu endas kätkeb ja kus seda üldse kätte saab. Et selles mõttes oli see minu jaoks küll nagu tõesti väga üllatav. Ja mis puutub kogu sellesse loetelusse, mis seal siis on toodud, et mida meid kõiki siis ühendab siin, eks ju, siis sind ja Maiki ja Kertut ja veel need 30 inimest, kes meil siin on ja tegelikult neid inimesi on ju palju rohkem, selles mõttes, kes on terve mõistuslikud ja saavad aru, mis maailmas toimub. Ja ma võin nagu Martinile siis öelda, et tegelikult need samad asjad välja arvatud siis fosforiit, aga teised asjad, mida ta üles siin luges, et see on tegelikult üle maailma täpselt samasugune kõigis teistes riikides. Et nii need tuulikud, nii need vaktsiinid, kõik, mis on üles loetud, et tegelikult see problemaatika on üle maailma täpselt sama, et ma ei tea, kuidas see propaganda ja venelased siia puutuvad, et see on küll huvitav, sest minu jaoks on see hoopis nagu teise nurga alt ja hoopis teistmoodi mina näen seda asja, nii et minu jaoks on see väga arusaamatu, mis siin üldse nagu üritatakse siduda ja milles mind üritatakse üldse süüdistada. Ja Maik ja sind ja Eesti Eest portaali süüdistab siis Laine ju samamoodi Vene propaganda artiklite levitamises ja ka koostöös koospartei inimestega ja siis ka veel Vene propagandakanalite sisu avaldamises. Et sama küsimus sulle, et milline oli sinu esimene reaktsioon ja kas sa oled ka samasuguseid küsimusi juba saanud? Ei Martin on nagu tuntud humorist, et nii Kalts kui Malts on mulle ennem ka samasuguseid kirju saatnud, et ma olen neile üritanud seletada, et nad ei tea, mis asi on sõnavabadus, et number üks asi sõnavabaduses tuleb kõiki pooli siis ikkagi kuulata, et isegi kui see sulle ei meeldi, et ma kujutan ette, et kui vaadata Delfit, siis ma nägin seal Martin Helme viimast seda suurt USA's käiku ja seda siis kõike, kuidas seda kajastati, siis ma küsiks üldse, et äkki Delfi siis annab siis EKRE narratiive üle, et äkki ta on kuidagi EKRE-ga seotud, et samasugune absurdine võib iga asjaga minna. Ja eile, kusjuures Washington Post ütles, et nad muudavad kogu oma siis sisu just nende arvamustega, et nad võtavadki vastu ka kõiki teisi. Seda sama, mida me oleme siin mitu aastat teinud, võtame vastu kõiki avaldame. Kui me hakkame kedagi tsenseerima, siis kus see sõnavabadus enam on? Et kui siin Andrew kohta siis öeldi, et ta on nüüd Vene propaganda esindajana, kui tule taevas appi. Tegemist on siis poolakaga, kes on sündinud Ameerikas
siis kui koroona nüüd piirangud tulid Ameerikas peale, et siin olid ikka päris kõvad, siis ta läks oma siis pruudi juurde Moskvasse elama. Neil sündis laps, loomulikult Andrew jäi sinna ja me oleme suhelnud temaga pikka aega, kuigi ma ei ole kõigega nagu nõus, mida ta räägib, et tema ikkagi, kui ta elab Moskvas, ta saab sealt poolt infot ja mõjutust, on ju, aga see ei tähenda, et nüüd ülejäänud artiklid, mida ta kirjutab näiteks Egiptuse kohta, erinevate siis India probleemide kohta, et need oleks kuidagi siis vastuvõetamatud, nii et iga inimene, kui ta loeb, ta peab ikka kriitiliselt lugema, et kui on arvamusportaal, see ei ole mingisugune nüüd faktide esitamise portaal, et nii täpselt ongi. Et kui sa oled ikka vähegi mõistuslik inimene, siis sa paned selle pildi enda jaoks ise kokku ja me ei kandideeri selleks, et me oleksime mingisugused fact-checkerid või hakaksime kellegi kuskilt midagi tegema, et tule taevas appi, et eks ta ole muidugi see, et võib-olla teate, et Martini nagu raha, nüüd kui ma just nagu eile uudiseid, et on tulnud USAID-i kaudu, nii et ma ei imesta, kelle narratiive ta siis siin esindab ja eks nad ole paanikas, sest et Roman Pipko on tulemas Eestisse nüüd aprillis ja kuna tema oli siis USA-Venemaa kaubanduskoja president, siis on selge, et siin on muutused räiged tulemas ja kui Martinil võetakse rahad käest ära, siis võtabki kõhu lahti ja siis kirjutabki selliseid soperdusi. Aga jah, kahju, et on selliseid eestlasi, kes on nõus teisi kohe kuskile trammi alla viskama, kui on vähegi neile see vajalik. Et see on sissejuhatuseks kõik. Jah, ongi jälle see eestlaste teema, et nagu küüditamise ajalgi, et kui oli vaja mingisuguse raha või mis iganes põhjuse pärast seda teha, siis ka tehti seda, eks ju. Korra ütleks selle Koosi kohta veel nii palju enda poolt, et mina tean Koosist täpselt nii palju, kui Aivo Petersoniga see lugu siin oli kaugelt vaadates. Ja siis Ulle Pukk on tõesti mu Facebooki super, ja tema kirjutisi on väga, väga tore lugeda ja neid ma olen ka laikima täiesti rõõm on mõtlevate inimeste nii-öelda värsket õhku hingata mingitel päevadel ja sellega minu selline Koosiga koostöö nagu piirdubki, eks ju, et siit nagu väga selliseid põhjapanevaid järeldusi tõmmata, et ma olen nendega koos mingi hull Kremli agent, et selles mõttes see on nagu tipptase omaette, eks ju. Et enne nad võiks siis uurida, et mis endast kätkeb, aga see selleks. Et ühesõnaga see jälle kirjeldabki seda, et kuidas nagu väga kergekäeliselt lihtsalt võetakse mingisugune, ma ei tea, mingi üks väike tükk kuskilt kinni ja siis sellest tehakse mingi suur mull ja siis seda presenteeritakse nagu mingit fakti, eks ju. Et see on tegelikult äärmiselt ebaprofessionaalne ja äärmiselt, ütleme niimoodi, et ükski ajakirjanik ei saaks endale sellist asja mitte kunagi lubada, eks ju, et see on nagu täiesti selge. Ja siia juurde lihtsalt selle, et mis asi on koostöö. Kui ma räägin näiteks Jaak Madissoniga, siis kas see on koostöö? Kui ma räägin Ivanoviga, küsin, mis toimub, miks Aivo Peterson kinni istub, mille eest, kas see on koostöö? Või see, kui ma avaldan siis vastavalt oma arvamust, et mitte keegi oma põhimõtete pärast ei tohi vanglas istuda, kas see on kuidagi Vene agendiks olemine? Et ma rääksin sellega ka Ungari valitsusega, et selle samast Aivo Petersoni juhust ja neil olid suured silmad, et kuidas Eestis need asjad nii hulluks läinud on. Ja ka rääksin, kusjuures see oli paar nädalat tagasi, rääksin Donald Trumpi advokaadiga täpselt sel samal teemal, et meil on inimene, kes istub ilma süüdimõistva otsuseta, istub vangis oma vaadete eest. Mis siis? See ei tähenda, et ma oleks nende vaadetega nõus. Ma ei peagi olema kõigi vaadetega nõus. Kas selle eest peab siis keegi kinni istuma? Vaata, need on minu põhimõtted. Ja võib-olla Eestis on need asjad nagu kuidagi viltu läinud, et sa ei tohi öelda seda, mida sa mõtled. Sul ei tohi teistsugune arvamus olla. Aga selle eest ei tohi sind, ma arvan, keegi tulla ja karistada ja mingit silte külge panna. Et minule ju pandi ka ju siis silt alguses EKRE poolt, et ma olen Vene agent, siis pandi, et USA agent, siis oli Delfi, oli uuesti, minu meelest oli sama Martin ja Malts Kalts olid seal saates, jälle samamoodi ikka Vene agent, nad ise ka täpselt ei tea, siis tuli üldse Kapo andis siis Poola saatkonda teada, et näed, ikkagi on Vene agent, et otsustage ära, kui ma Kapo käest küsisin, siis nad ütlesid, et see on niisugune info, mida me ei saa välja anda, aga kahtlus ja kõhklus ikkagi on, see on täiesti nagu aju puudumatus, kusjuures tuleb meelde piletada, et Kapo oli ka taga selles
Donald Trumpi siis süüdistusel, see, kui teda süüdistati Venemaa koostööl. Nii et need samad inimesed seal on seotud siis selle Steele dossieriga, nii et väga varsti saame näha, kuidas need vendad siis liistule tõmmatakse. Et ega siin midagi uut ei ole. Ja muidugi, mina arvan seda, et ikkagi mina arvan, et ma olen ikkagi CIA agent, sest et ma olen kohtunud ju Mike Pompeoga, sellest enam rohkemat luurajat ei saa olla, nii et ma paneks kohe kohta. Ja teine asi on see, et kui Martinil on, ma tean, et tal on otsekontaktid on siis selle Pirosiniga, kes istub seal ilusasti paradiisis, et küsigu talt järgi, kuidas see on, et missuguseid neid Pirosini artikleid me oleme siis avaldanud, et ta ju teadis täpselt, kuidas siis EKRE oli siis koostööd teinud siis Pirosiniga, et tal on nii otseliin olemas, et ta saab kohe teada, et ei ole mõtet siin vahemehi vahele panna. Ja just mul ka see koostöö sildi panemine sellele asjale nagu kuidagi väga kriibib hinge, et ma olen ka kutsunud Karmen Jollerit enda saatesse ja Juhan Partsi ja ma kutsusin ka Martin Lainet enda saatesse, et kui ta oleks tulnud, kas ta sellepärast ei tulegi siis, et ta mõtleb, et see on kohe mingisugune koostöö, et ega sellepärast inimesed ei pea ju ühel arvamusel olema, et Martin Lainega me ilmselgelt oleme enamus, võib vist öelda, et kõikides asjades täiesti vastupidises arvamuses. Aga jah, kui inimene muga rääkis telefoni teel ka, siis võib ka talle vist juba panna sildi külge, et ta on Vanglaplaneediga koostööd teinud. Mina ütleks veel võib-olla nii palju lihtsalt siia vahele veel, et mis nagu mind on kogu selle nii-öelda jutumärkides koostööga siis nagu kõige rohkem köitnud on see, et need inimesed, keda meid seostatakse, need inimesed pooldavad rahu. Et see on nagu minu jaoks nagu kõige suurem šokk, et need inimesed, kes täna pooldavad rahu, et need on putinistid ja igasugused, mis iganes silte neile saab kleepida. Et see näitab ühiskonna väärakust ikka täiega, et selles mõttes, et kuhu me jõudnud oleme, et ühesõnaga minu jaoks on šokiteraapia pigem selline. jah, kui siin veel juurde ütelda seda, et mis meie tegevus on olnud, et ega me siis siin samas Washington DC-s pole käed rüppes istunud, me oleme ikkagi teavitanud ka Trumpi tiimi täpselt, mis Eestis toimub, nii mis on e-valimiste koha pealt, WHO koha pealt, ka selle nüüd Veebfondi koha pealt, ka siis Kaja Kallase karjäärist. Nii et ega see ei ole ime, et nüüd paar päeva tagasi Marco Rubio ei tahtnud siis Kaja Kallasega kokku saada, et need asjad on, kusjuures neil on väga täpselt teada, mis Eestis toimub, et arvata, et nüüd Martin Laine-sugused vennad võivad kõvatada ja teha, mida tahavad, et see jääb märkamata või siis Eesti siis ministrid võivad ütelda, mida iganes tahavad või siis Eesti ajakirjandus ütelda nüüd Donald Trumpi kohta, mida iganes nad tahavad, siis tegelikkuses oodake natuke. See on teie kõige suurem liitlane on USA. Ja kui te nende ema kallal hakkate siis võtma, hakkavad pead lendama. Ja kusjuures just eile Donald Trump ütles õhtuses saates, ütles, et tema kindlasti ei tunnista Venezuela siis valimisi, mis olid põhiliselt e-valimised, internetivalimised, täpselt sama programmiga. Nüüd meie üritame siin sama asja, et USA ütleks seda Eesti kohta, et me ei tunnista meie liitlase valimisi. Nii et minule teadaolevalt nüüd paar päeva tagasi tuli uudis, ma ei tea, kuidas see ajakirjandus on veel jõudnud, et järgmine kuu märtsis on oodata siis see, et Donald Trump kirjutab alla rahuleppele, mis on muidugi väga-väga halb, et inimesed ei saa surma, aga kirjutatakse alla ja kui see on alla kirjutatud, siis see sõda on läbi ja siis tuleb hakata vaatama, mis seal Eestis täpselt toimub. Miks me oleme pankrotti läinud, kuhu rahad läinud on ja eks see Roman Pipko, kuigi öeldakse siin Eestis, et ta on mitte keegi ja USA ei ole ka keegi Eesti jaoks, et Eesti on iseseisev riik, et me teeme, mis tahame, siis päris nii see ei ole. Kertu, sind ka süüdistati samamoodi vandenõuteooriate ja Vene propaganda levitamises ja Ukraina ja NATO vastaste narratiivide levitamises ja ka koostöös koos erakonnaga. Ja vist veel isegi oli Venemaa agressiooni õigustamine või selline süüdistus. Et sama küsimus sulle, et milline see sinu esimene reaktsioon oli ja kas see oli esimene kogemus sul? Tervitused kõigepealt. Esimene reaktsioon, kui ma sain sellest, ma ei taha enam ta nimegi öelda, ma kutsun teda Kremli karvase käe fetišistiks, sest viimane ülesaste, mis tal oli siis nagu minu vastane, see oli mingis televisiooni hommikusaates, siis nad selle saatejuhiga vaheldumisi Kremli karvane käsi ja see lõpuks läks juba endal vaadata piinlikuks, et mehed nalja teetavad, mis sõnavara teil on.
teatud mõttes oli positiivne üllatus, et nüüd siis mängitakse päris ajakirjandust, et ei peksta enam selja taga, ei panda selja taga lugusid kokku ja kampaaniaid, vaid pöördutakse ja küsitakse. Ja see võib olla natuke seotud ka sellega, et siin 2 kohalikku MTÜ-d, millesse ühte ma kuulun ka, esitasime seoses ühe suurema artikliga, oli kellegiga koostööl tehtud, kellega koos. Me esitasime nii pressinõukogusse kui avaliku sõnanõukogusse, oli vist see sõna, kaebusete kohta. Esiteks ta esitas seal valeväiteid, ei võtnud mitte kellegagi meist ühendust ja nüüd siis, kuna tegemist on aasta ajakirjanikuga, võib-olla üritab natuke adekvaatsem paista, et ma võtan ühendust, aga ma kahtlustan, et see artikkel on suurest luust juba valmis. Ja see, mida meilt küsitakse, ei ole vahet, mida me vastame. Nemad imevad sealt välja täpselt selle, mis on vaja. Ja miks ma ütlen nemad? See ei ole selle Kremli karvase käe fetišisti üksikprojekt. Ta on see tankist, kes lükatakse ette, sest te näete ise ka praegu, kuidas ta saab hagu kõigi nende 30 poolt, kes on valjuma häälega. Kõik ei viitsi selle peale reageeridagi, aga ma näen, et mitmed on teinud avalikud pöördumised, kus nad tõmbavad selle tüübi lihtsalt väga lihtsate võtetega oksa, ütlevadki, et see on ju ajuvaba, mida sa kirjutad Ukraina teemal, mida mina nägin kohe algusest peale. Käekiri kordub. USA oli aastast 2014 seal väga aktiivne, nüüd on Eestis aktiivne. Ukrainlased ise on välja toonud seda, et käekiri kordub. Ehk siis mina nägin reaalselt ohtu, et me oleme järgmine Ukraina, kui me praegu häält ei tee ja ei lõpeta ära seda, mis Ukrainas toimub. Ja mitte, et see oleks Ukraina ja Vene sõda. Seal on nii tugevalt sees ameeriklaste mõju. Aga meie meedia keeldus seda rääkimast sellisel moel. Meile ainult räägiti seda, kuidas venelane agressor tungis sisse. Ja siis ma küsisin Laine käest vastu, et üldse mingit sellist vastamist saaks toimuda, et mis punktis mees omadega üldse asub. Ja ma küsisingi, ta tõi välja, et Venemaa ju tungis sisse ja pommitas. Siis ma ütlesin, et aga kui Ameerika tungib teise riigi territooriumile, pommitab, tapab tsiviilelanikke, kas ameeriklane on siis agressor? Mille peale siis see Kremli karvase käe fetišist ütles, et tema siin oli täpselt, ma ütlen sõna-sõnalt, et ma ei eksiks. Minu küsimused hetkel Ameerika Ühendriike kuidagi ei puuduta ega pole oluline ka minu arvamus USA kohta. Ja ma ütlesin talle, et aga selleks, et saaks, kui eesmärk on tõde, peaksid lähtepunktid olema võrdsed. Miski, mida Venemaa teeb, on agressioon ja kui USA teeb täpselt samasid manöövreid, siis ei ole. Siis me lihtsalt ütleme, et me sellest ei räägi. Ja veel eriti naljakas on see, et nüüd, kus Ameerikas on see jõuvahekord nagu muutunud, siis on saanud tänasest administratsioonist justkui nagu uus Putin. Trump on nüüd, Kaja Kallas ütles, et Trump on läinud Putini narratiivide õnge. Ma mõtlen, et kas päriselt ka inimesed saavad nagu nii rumalat asja avalikult välja öelda. Et see on minu jaoks, ma tegin täna isegi vastava postituse, et kui meil meedia toodab selliseid asju päevast päeva, siis mis asi see 1. aprill on? Igasugune võlu selle naljapäeva juures nagu kaob ära, sest see on ikka täielik jaburus. Ja siis ma esitasingi talle need paar küsimust. Ma küsisin ka, et kust ta võtab seda, et mina olen öelnud, et Venemaa ei ole agressor. Minu jaoks siin mängus ei olegi seda, et kes on agressor ja kes ei ole, sest ega Ameerikas ka, see oli ju ameeriklaste huvi ega otsus. Mina näen, et riigid on lihtsalt malendid laual ja mängivad salaorganisatsioonid ja vähem salaorganisatsioonid ja sugulusliinid, mis on nagu täitsa vandenõuteooriate lugu, on ju. Aga reaalsus see ju on, sest niite tõmmatakse mujalt, mitte riikidest, või meie tänane valitsus on Eesti Vabariigi valitsus. Ei, see on see, keda meie vaatame, keda me saame sõimata sellest, mida tehakse, aga nende käsud tulevad ju väljast poolt. Kui nad oma peaga, isegi kui nad oleksid purulollid, nad ei suudaks siis ka nii hävituslikke otsuseid, nii hävituslikke mõtete peale tullagi. See, et nad selliseid otsuseid teevad, selliseid asju välja ütlevad, see näitab, et neid mõjutatakse kuskilt mujalt, mõjutatakse nende poolt, kellel on täiesti pooged, mis sellest Eestimaast saab. Lastagu õhku, tehtagugi see Euroopa akupangaks, mida iganes, täiesti ükskõik. Ja need tüübid, kes on mängu natuke rohkem läbi näinud, nemad ilmselt on need samad, kes patsutavad sellele noormehele õlale ja ütlevad, sa oled aasta ajakirjanik, vaatame, tunnustame sind. Vänta edasi, anna minna, näe, sul on üks värskem projekt ka siin. Ja mis on eriti naljakas, ma hakkasin mõtlema, et 30 nime, mind täitsa huvitab nagu iseenda jaoks ka, et kes need 30 on, et nii-öelda nagu minu inimesed, kes peaks olema minu võrgustik ja keda ma isegi ei tea, kes need kõik on.
Ja naljakas on mõelda, et see on siis võrgustik. Kui mina suhtlen inimestega, kes mõtlevad sarnaselt, analüüsivad ühiskonnas toimuvat, siis see on võrgustik. Ja seal samas, kui COVID-i jant lahti läks üle maailma kõigis maailma keeltes, uudiste ankrud rääkisid sõnalt sama juttu ja keegi ei räägi võrgustikust. Ei, see oli adekvaatne, see oli teadus, see oli täiesti okei. Et tekibki selline küsimus, et miks võetakse nii suure erinevusega, et kui lihtsad inimesed omavahel hakkavad arutama ühiskonnas toimuvat, see on ohtlik. Tavainimesed omavahel koonduda ei tohi, aga kui meie suurkorporatsioonidega ja mingite võimuliinidega koos ajame mingit asja, mingit võrgustikku punume, et sellele rahvale kott pähe tõmmata, see on täitsa adekvaatne, see on lubatud, sest võim on nende käes. Aga just meiesugused on selles mõttes probleemiks, et kui suvaline koduperenaine ütleb, mida ta näeb, väljendab seda selgelt julgelt, siis võivad teised koduperenaised ka hakata mõtlema, et no tegelikult ma ka näen mingeid asju teistmoodi. Aga seda ei tohi ju olla, sa pead mõtlema, et sa oled pisike, sa oled tühine, sa oled mitte keegi, sa ei ole tähtsal kohal, sa ei ole mingi ministeeriumi nupuke, sa oled mitte keegi, ole vait, sa ei ole spetsialist ju. Ja naljakas moment on ka see, et me ei saagi olla selles elus kõiki meie elu puudutavates momentides spetsialistid. Võid olla meditsiinivaldkonnas, energeetikavaldkonnas, aga sa ei saa siis olla niimoodi, et kuna sa oled meditsiinis väga tugev, et siis energeetikavaldkonnas ole vait. Sina võid otsustada ainult seda, mis puudutab meditsiini. Sa pead tegelikult inimesena kõigis nendes valdkondades tegema endale mingi osa selgeks, et ennast kaitsta olukorras, kus me oleme lihtsalt vahendid. Ja päris palju Laine ikkagi, ütlesin ikka nime välja, pagan, ta fabritseerib. See minu mingi koostöö koosiga, see, et ma olen, kui me Eesti Rahvaerakonna lõime, siis alguses oli ka Ülle Pukk liitus meiega, siis mingi hetk meie teed läksid laiali, mille järgselt Ülle hakkas koostööd tegema koos erakonnaga ja mina olen nüüd koosiga seotud läbi selle. Hämmastav. See on siuke, et ma ei tea, et endised töökaaslased, võib-olla mõni tegeleb, tont teab, mis asjaga, müüb narkootikume näiteks. Ma olen ka nüüd mingi narkokartelliga seotud võib-olla. Ma ei tea. Ja seda enam, et mis puudutab seda koos erakonda, näidake mulle siis päriselt ära, milles seisneb see süüdistus, mida nad on sellist teinud, et nad väärivad sellist demoniseerimist. See, et nad võib-olla kalduvad rohkem tarbima Vene informatsiooni, mida teeb meie peavoolumeedia. Nad tarbivad ka ju teatud liini informatsiooni, nad keelduvad nägemast seda, mis on see teise poole osa. Meie niigi vaatame mõlemale poole. Ma võin ka kuulata mingeid peavoolu uudiseid, lugeda neid, aga lihtsalt selle jaoks, et aru saada, kus nad omadega parasjagu asuvad ja näha läbi järgmisi samme, mida meie suhtes tahetakse teha. Mis te arvate, miks sellised süüdistused ja selline kiri just praegu tuli? Ma saan aru, et propagandamasin on meil riigis väga tugevalt töötanud ja järjest kogub tuure üles ja mina tegelikult ütleks seda, et ma arvan, et minu väljaütlemised, mis mul viimasel ajal on olnud, ongi täpselt see, mida Maika tegelikult ütles, et uus inforuum avaneb meile siin, on avanenud viimase kuu jooksul iga päevaga ja see tuleb järjest laiemalt peale ja see info, mis sealt tulema hakkab, et lihtsalt meil ei ole võimalik sellel seltskonnal, kes meil on siin tegutsenud ja nii alatult tegutsenud absoluutselt kõikidele rinnetele, et nad lihtsalt ei suuda sellega leppida ja alla neelata seda. Ja nende ainuke viis on see, et kuidas siis hävitada meiesuguseid, teha meie nii-öelda elu nagu nii-öelda kibedamaks on ja meid nagu siis avalikult siunata ja nii-öelda meil mingit plekki külge üritada kleepida, aga fakt on see, et sellega kaugele ei jõua. See on väga madal mäng ja mina olen välja öelnud täiesti avalikult, mina selliseid mänge ei mängi, et selles mõttes on nagu on ja mina jään endale nagu kindlaks, et mida ma ütlen ja ma tean, miks ma seda ütlen, mida ma olen öelnud. Nii et meil läheb siin väga põnevaks, nii et ja nagu Maik ütles, et eks siis tuuled pöörduvad ja nagu öeldakse, tables turn ja ongi kogu lugu, et eks me siis jälgime seda mängu ja mina saan küll aru, miks seda praegu tehakse, et see on täiesti selge. Et see ei ole nagu, see on lihtsalt kuidas öelda, viimase agoonia sellised viimased siputused, nii et las ta siis olla, mis seal ikka. Mina vaatan ka nagu ikka tulevikku selles mõttes lähikuudel ja ütleme selle aasta jooksul kindlasti suure optimismiga ja kuna minu koostööpartnerid on olnud praeguse Trumpi administratsiooni väga tugevad isiksused ja positsioonidel olevad inimesed, siis ma tean, mis sealt tulema hakkab, nii et see on nüüd aja küsimus. Alati tuleb vaadata, jälgida, kust tuleb raha. Et on teada, et meedia ammu ei teeni mitte mingisugust raha, vaid on ütleme kahjumis.
samamoodi on siis Ekspress Grupp, Postimees Grupp on põhimõtteliselt on pankrotis juba viimased 5 aastat ja nad on elanud ainult selle peale, et tuleb välisraha sisse. Et siiamaani tuli seda USAID-i poolt, aga tegelikkuses tuleb seda igast riigist. Et kui panete tähele, siis näiteks miks on USA siis Eesti seltsid kõik sellised liberaalsed, on sellepärast, et viimased vähemalt 5 aastat on sinna külvatud Eesti maksumaksja raha ja mitte vähe. Nii Eesti ajalehed välismaal, nii Eesti siis esindused ja seltsid, nad kõik saavad raha ja mitte vähe. Nii et vaene Eesti maksumaksja, kes kõhu kõrvalt kokku hoiab, siis siin käib siis suur laristamine sellega. Et need on ikkagi 100 000, mis on ja muidugi Marylandi on antud siis abi Eesti poolt ka, siin ka 200 000 ja mis see rikkale riigile ära ei ole, siis kellegile teise raha anda ja ma kuulsin, et nii Rootsis, Inglismaal ja teistes riikides on samasugused programmid, mis siis igal pool nagu siis võrgustikuna annavad raha nendele liberaalsetele siis meediagruppidele, et seda propagandat panna, mitte meediagruppidele ainult, vaid ka riiklikele televisioonidele, nii et nii ERR, BBC, kõik on nad saanud raha. Ja mille pärast on sellepärast, et seda sama LGBT liberaalset propagandat ja kui vaatad konservatiivseid siis meediaväljaanded, meie ei saa ju raha. Kahjuks isegi Venemaa ei saada mulle raha, et ma annaksin pangakonto, et palun saada, aga ei saada nad kuradid keegi. Et peame ise hakkama saama. Et ja need, kes raha pakkunud on koheselt ütlenud, et anname küll, aga siis tead, me tahaksime ikkagi kontrollida alla võtta, et mida sa räägid, et ikka päris nii ka ei ole, et sa nüüd igat ühte siis ja igat armust välja annad, et sellepärast me olemegi niimoodi peos suhu elanud, et eks siin on samamoodi ja teised organisatsioonid ka on ütleme keerulises olukorras ja eriti kui liberaalne propaganda teeb seda, et me oleme nii hirmsad halvad ja pahad, et julgeme ka teisi arvamusi välja ütelda või teist narratiivi välja tuua, siis on selge, et see on viimased tõmbed ja seal Eestis see pööre tuleb nii suur, et nad ei saa veel aru, missuguses kohas on, et kui ma siin just andsin Austraalia televisioonile intervjuu paar päeva tagasi, siis rääkisime täpselt samast asjast, et kui teised riigid panevad kõige targemad pead ette otsa, siis Eesti on selline koht, kus vaadatakse küla loll ja siis, et las ta läheb siis ministriks ära. Ühe me saatsime sinna Euroopasse ja see on niisuguseks naerualuseks. Kõige hullem on see, et nüüd välisriikides arvavadki, et eestlane ongi nagu Kaja Kallas ja proovid neile seletada, et me ei ole sellised. Et meil on ikkagi targemaid inimesi ka, kes ikkagi oskavad lauset kokku panna ja ka mõtte välja ütelda. Et see ei ole nagu ütleme komöödia. See on ikkagi ja see on selles mõttes on kahju natukene, et Eesti imidž on läinud nii kehvaks. Jah, ei ole midagi, eks me peame ise seda tõstma ja sa teed ka seal poole õnneks head tööd. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Aga kuidas üldse nagu sellesse suhtuda, et kõik need teemad, et COVID ja tuulikud ja fosforiit ja sõda ja NATO ja kõik on nüüd nagu ühte punti pandud ja siis niimoodi sildistatakse inimesi selle alusel? See näitab seda, et meil on kõik see asi ühe agenda osa. Ehk siis meil on vaja kõik need agenda erinevad elemendid läbi suruda. Need on täpselt ühte ja sama pilti teenivad ja selle jaoks, et eos ära hävitada igasugune vastuhakk, igasugune teisiti mõtlemine, siis öeldaksegi, et ahaa, sul on tuuliku vastu midagi, vaktsiinivastane oled.
ja nii toorelt ja labaselt see käibki. Ja on inimesi, kes on mõtlemisvõimelised ja näevad läbi selle mängu ja tänu sellele leiavad endas ka selle tunde üles võib-olla, et siin ei tohigi kaasa minna sellega, mida peavool teeb. Sa peadki juba vaikselt valmistama enda vaimu ette, et olla nii julge, et sa astud välja sellest, mis peavool ütleb, et on tõde. Sest see tõde paneb praegu lihtsalt nii toorelt igasugu teadusest isegi mööda ja ütleb, et see on teaduspõhine, mida tehakse, kuigi ei ole. Kas see Martin ei ole mitte Pärnumaalt pärit, et minu meelest Hillar Kohv oli ka sealt, et äkki tema sai oma siis ajakirjanduse kraadi Hillar Kohvi käest, et mul on väga suuri paralleele tõmmata, et ma arvan, et selles asja ongi. Ja kui rääkida siin näiteks sellest, et kogu see propaganda, et te olete süüdi, et te tuulikute koha pealt, et igasuguseid neid nimesi pannakse, kui koolis käisite, võib-olla mäletate, et olid niisugused koolikiusajad. Niisugused, kes ütlesid ühele, et sa oled see ja sa oled teine, et lööme sul nina muidu veriseks. Noh, ega siis midagi uut ei ole välja mõtlenud ajakirjanduses. Ikka samamoodi see käib ähvardamine. Aga nad pole aru saanud, et see aeg on möödas. Ja Martin Kallikene ei ole aru saanud selleks, et teda kasutatakse lihtsalt ära. Et ta ei tundu kõige teravam pliiats olevat, ta lihtsalt öeldakse, et kuule, mine teen, kurat, lähen, küll ma annan neile. Ja pärast vaatab oma siis soberdist, et nüüd ma olen ikka kõva mees. Aga kahjuks sellised noored, need kaltsad-maltsad Martinid, nad ei saa aru, et 10 aasta pärast nad on mitte keegid. Nad on lõhkunud ära enda tuleviku ja siis, kui on kõik see asi edasi läinud, siis vaadatakse nende peale, ütleme niimoodi nagu seda seksikristit või kedagi teist, et nende tulevik siin Eestis on läbi omadega kahjuks. Et aga noored inimesed niimoodi ära kasutatakse, see on tegelikult kurb ja nad ei suuda ise mõtelda ja neile kiidetakse takka, et oi, sa oled ikka parim ajakirjanik Eestis. Siis on selge. Muidugi üks asi, mida tahtsin mainida, et räägitakse siin Donald Trumpi kohta, et Donald Trump ütleb ühte, teist, kolmandat, näiteks selle sama nüüd viimase viisa kohta, kuldse viisa kohta. Eesti ajakirjandus täitsa juhuslikult sattusin lugema, ütles, et Donald Trump teeb kuldse viisa Vene oligarhidele. Kuna ma ise seda kõnet kuulasin otse laivis, otse eetris, siis peate Ameerikast aru saama, siin on juba olemas, viisa, sa maksad sisse $100,000, sa pead vähemalt andma 10 inimesele tööd teatud aja ja sa saad kõik need täpselt samad asjad. Et sellist hakata nüüd paralleele tõmbama, et nüüd kuldsed viisad saavad siis Vene oligarhid, see on täis idiootne, see ei ole ajakirjandus, see on, ma ei tea, mis asi, aga niimoodi neid narratiive tuleb nende Donald Trumpi kohta iga päev, see on nii segane ja siis kui inimesed ütleb, kus sa kuulsid seda infot, RR-ist, ma kuulsin, vaatasin CNN-i, USA-s vaatab CNN-i vähem kui 600,000 inimest. Seda on 3 korda vähem kui näiteks Infowarsi uudiseid. Need on täitsa marginaalsed ja samamoodi Delfi, kui panete tähele, Delfi fact-checkid on kõik mingisuguste absurd täis vasakpoolsete ajalehtede kohta. Et see ei ole ajakirjandus, see on ei tea mis ja on selge, et maailm on muutunud ja muutub palju rohkemalt, et lihtsalt nad ei ole veel valmis, nad ei ole aru saanud, mis on toimunud, mis on juhtunud ja nende siis ajakirjandus, ma arvan, aasta pärast on müügis kõik see Delfi ja Postimees Grupp. Mina tunnetan küll selgelt ära, et see on puhtalt selline koordineeritud operatsioon, millele on vaja siis mingisugust meie nii-öelda natuke input ja öelda, et näed, et nad vastasid ja nad on nõus, eks ju, et ma arutasin ka tõesti seda kirja oma juristiga, sest minu jaoks oli see nagu esimene kord selles mõttes saada niimoodi nagu, kuidas öelda, sellist ägedat agressioonikirja ja selge see, et tema nägi seal küll neid suuri, kuidas öelda, ohte, et kuidas siis on tegelikult tõesti minu selja taga mind sildistatud, mulle sõnad suhu pandud, minu vaateid väänatud, minu vaateid kinnitatud, mida ei ole minu käest mitte kunagi keegi peale sinu küsinud ja peale Telegrami objektiivi, kus ma olen käinud siis rääkimas ju ainult, ütleme, sellist WHO infot ja terviseinfot, eks ju. Ja mitte kunagi ei ole mitte keegi, ükski ajakirjanik küsinud minu käest, et mida ma päriselt elust arvan või poliitikast, sest ma ei ole tegelikult üldse poliitik. Et kui räigelt mulle tegelikult pandi nagu kõik need sildid ja sõnad külge ja suhu
ja noh, mina saatsingi talle väga juriidilise kirja ja tegelikult ütlesin ka, et andku siis välja mulle kõik need tõendid, mille alusel ta seda järeldust üldse minust teeb ja isikuandmete puutumatus ja kõik sinna juurde, eks ju, nii et ma nüüd väga ootan seda vastust, et noh, ma saan aru, et selliste inimestega, ega nad nagu nalja ei mõista, tõde nad ei mõista, ega nad normaalsust ka ei mõista, et see ongi nagu see kõige kurvem selle asja juures. Et kui me saaks rääkida nagu normaalse inimesega ja see inimene mõistaks, eks ju, teisel pool, millest ma räägin, siis ma olen väga nõus mis iganes asju temaga arutama, aga noh, selline sissesõitmine ja selline, kuidas öelda, nurka surumine tegelikult ja see taga on ka tõenäoliselt see, nagu Kertu ütles, et tõenäoliselt on seal juba mingi lauasahtlis mingi artikkel valmis, kus me siis kõik lõbusalt esindatud oleme, eks ju, mis iganes tegude ja siltidega, et noh, see on nagu see jah, et mis mulle ka täiesti nagu ütleme vastu karva käib ja noh, tegelikult ütleme 21. sajandil, kui inimene on suure tähega inimene, siis ta selliseid tegusi elus ei teeks. Ja minu põhimõte ongi alati olnud see, et tegelikult tuleks käituda nagu väärikalt, mis iganes arvamus kellelgi olnud ja mina olen vähemalt üritanud, et ma mitte kellegile silti ei anna külge isikuliselt. Jah, globalistid on minu jaoks silt kõigile nendele, kes nagu tõesti nagu noh, ütleme, lihtsalt ei ole võimelised nagu normaalse mõistusega kaasa tulema ja nagu üldse asjadest aru saama ja noh, me tegelikult näeme, kuidas nad rammivad läbi absoluutselt igal tasemel ja kõik need probleemid, mis meil on nende tuulikute ja fosforiidiga ja noh, tegelikult need on ka kõik terviseprobleemid ja see on see, miks ma olen ka tegelikult sõna võtnud, sest noh, seal taga on väga suured ohud tegelikult meie tervisele, meie hävingule, meie loodusele, metsale, inimestele, kõigele. Ja ma leian, me peamegi seda kodanikena tegema, sellepärast, et kes siis veel teeb, kui mitte meie. Nii et no ütleme, et sisuliselt ei ole selles kirjas nagu mitte midagi ja sellised, kuidas öelda, selja taga ära tegemise jaoks on seal jah, tõesti materjali siis nii-öelda kogutud, nii et ma ei tahaks seda üldse rohkem kommenteerida, sest noh, oluline oleks see, et inimesed hakkaks lõpuks aru saama, mis toimub, et see on minu jaoks nagu kõige olulisem. Ja ma arvan, et tegelikult kui see artikkel isegi nüüd ilmub ja mis iganes seal meie kohta kokku kirjutatakse, siis noh, ega see inimkonna äratus ja äratamine ongi väga, kuidas öelda, astmeline lugu ja noh, loodetavasti siis mõnede silmad jälle avanevad, see kõik on pikk protsess ja ju siis me peame siin ankrud olema ja seda asja vedama ees, nii et noh, ma olen nagu sellega ka leppinud, kuigi ma ei tahaks sellises kohas olla, aga mis teha? Tuleb oma karma ära teenida ja nii-öelda oma hingelu edasi elada ja ongi kogu lugu, nii et ütleme nii, et elame liiga huvitaval ajal aeg-ajalt tahaks küll nagu ikkagi hingega tõmmata ja puhata ja normaalne inimene olla, et see oleks nagu minu selline suur soov. Ma kiiresti siin natuke kommenteerin, et parim karistus praegu Martin Lainer oleks ta laulu sisse panna, nii et kõik, kes teevad järgmist siis eurolaulu, pange ta sisse, sealt ta enam välja ei saa. Ja noh, nii et ta eluks ajaks. Teine asi, mis ma tahtsin kähku ütelda, et ära ei unustaks, on see, et kohalike omavalitsuste valimised tulevad. Ja see on ka üks põhjus, miks siis on aktiveerunud see, ütleme, vasakpoolne meedia, et nad on tahtnud seda, et meiesugused ei saaks mitte kuskile otsustajate hulka või isegi me ei pea otsustajate hulka minema, kui me juba vallavalitsuses maakonnas oleme sees, siis me näeme, mis seal tegelikult toimub ja seda saame ju ka siis väljaspoole rääkida ja seda nad hirmsalt kardavad. Ja ma võin ühe asja ütelda, need internetivalimised, ma olen ülimalt kindel, et järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel seda ei kasutata. Nii et ja seda nad kardavad, kui meiesugused ühinevad, lähevad ühtse lipu alla ja võidavad, no siis on nendel ikka väga jama käes ja seda nad kardavad ja nad on paanikas. Aga Kertu, kuidas sina Laine kirjale vastasid? No ma niimoodi vastasingi, et ma küsisin kõigepealt, et aru saada, kas ta üldse adekvaatselt asju kavatseb kajastada. Küsisingi, et no, kui nüüd panna kõrvuti Venemaa ja USA, et kuidas siis üks on agressor ja teine ei ole. Ja siis ma küsisingi ta käest allikat, et kus ma olen öelnud, et Venemaa ei ole agressorist. Ta saatis selle Vanglaplaneedi 3-tunnise intervjuu, mis oli väga meeldiv 3 tundi. Aga uuesti, kui seda kuulata, mul ei ole praegu aega. Ja seda enam, et mina ju tean, kus mina enda selle olukorra hindamises olen asunud. Mul ongi see, et ma ei soovi sõda ei siia, ei Ukrainasse, mitte kuhugi mujale. Ja kui see mõned inimesed on välja toonud, et aga Ameerikas läheb varsti kodusõjaks, siis nad võtavad väed välja igalt poolt ja siis on rahu.
siis ma mõtlen, et aga Ameerikas on ka inimesed, et kui seal hakatakse tapma, et siis on nagu maailmas parem olla või et meil jah, koha peal on parem, aga seda maa harmooniat see ju ei toeta. Et selles plaanis mul on võib-olla liiga naiivne ellusuhtumine, aga ma näen, kuidas seda inimestega manipuleerimist kasutataksegi ära nii, et lõpuks sa oledki, et stiilis vend venna vastu. Sest venelased, ukrainlased on ju päris lähedased omavahel ja ma trehvasin kogemata nägema internetis paar päeva tagasi ühte videot, kus oligi maas mees tegi suitsu ja siis teine mees läks kõrvale ja siis vaatasid üksteisele üle otsa ja siis lasi kuuli pähe seal samas mõtlesin, issand, ja see mees on kellegi vend, isa või kaaslane ja siis sa leiad netist video, kus sa näed ta nagu elu viimast hetke. Et see on nagu sõjareaalsus ja ma tean, et neid videoid on veel hullemaid ja see, kuidas kõik see organiäri ja nii edasi. Et kõige lihtsam on öelda, ei, see tegelikult sõda toobki rahu ja sõda on vaja, et siis nagu maailm, mingid asjad loksuvad paika ja et kõik muu on vandenõuteooriad. Reaalsus on see, et kui asjad jõuavad sõjani, siis see näitab, et midagi on kuskilt väga valesti läinud, sest tänane inimene peaks olema intellektuaalselt juba nii tasemel, et ta saab aru, et tapmine on halb, see on vale igal juhul. Meil on paremaid lahendusi, meil on olemas diplomaatia. Kui palju aastakümneid on õpetatud diplomaatiat ja äkitselt ei mingit diplomaatiat. Siin suvel oli video, kuidas välismaalased naersid Kaja Kallast, kui Kaja Kallas ütles, mis Venemaa, Putiniga ei ole mitte midagi pole rääkida. See on täpselt see, et kuidas ma ütlen, kui sa tahad päriselt asju lahendada, siis sa pead olema kas või nagu nii nirk, et sa suhtled, aga sa suhtled nii libedalt, et sa saad ikkagi selle tulemuse, mida sa soovid, ehk säästa oma rahvast. Antud juhul käib selline rahade läbi pesemine selle sõjaga ja kahjuks see ei ole ainult rahaline hind, see on ka inimeludes hind. Ja nüüd, kus tuleb välja, kui palju ukrainlasi on ära tapetud ja Euroopa ütleb, et Euroopa on valmis sõdima kas või viimase ukrainlaseni. Ülihooliv loosung, et sõdime viimase ukrainlaseni, et Ukraina võidaks ja kelle huvides see siis on, et ukrainlased on ära tapetud, maa on segi pommitatud ja siis ütleme, ukrainlased võitsid, te enam ei ela küll, aga postuumselt palju õnne teile. See minu jaoks on ammu ilma läinud nii mõistuse vastaseks ja selleks, et nendel see võltspilt nii-öelda koos püsiks, et peab sõdima. See on ka Eesti kaitsevõime on see, mis Ukrainas toimub. Selle jaoks nad peavadki tootma sellist jura, et meiesugused, kes ütlevad välja, et sõda on vale, me peaksime tegema kõik, et sõda ennetada, number 1 diplomaatia, et meiesuguseid siis nagu naeruvääristada lollist, et aga kui venelane tuleb, siis mine räägi nendega, need on ju mingid retsid ja selline suhtumine ja see on see suhtumine, mida surutakse ka inimestele peale, et siis sa jääd nagu õiget asja, kui sa oled ka venemalase suhtes niimoodi on ju. Ja nüüd räägitakse, et ajaloos vaadake, mida ajaloos venelane kõike on teinud. Siis ma vaatan mingid fotot paari aasta tagust, kus Kersti Kaljulaid Putiniga naeratas seal ilusti nilbelt möödi koos ja mõtlen, et tol hetkel ajalugu ei kehtinud või tol hetkel ei olnud, et mida nad kõike on teinud meie maal. Tol hetkel ei on nagu mitte mingit ajalugu nagu pühitud ajudes ja nüüd äkitselt räägitakse, mis nad ajaloos on teinud. Täiesti, ma mõtlen, et kas ma saan millestki valesti aru või päriselt on inimesed suutelised olema nii idioodid, nii valikulise mõtlemise ja mõistmisega ja see on päris hirmutav, sest see, kui järjepidevalt see noormees tegeleb selle asjaga, teatud mõttes mõjub selles plaanis juba hirmutavalt, et kui ma ta pilku vaatan, siis ma näen, et ta ei ole päris terve. Et kuskilt on midagi väga nihkes ja neid inimesi kasutatakse ära. Üks asi on ära kasutada neid, kellel ongi mingi nihe kuskil, aga mida ma näen on ka see, et kasutatakse väga palju ära lapsi. See on mingi Anu Välba saade, kus ta küsis siis, et kellel mis lemmikpoliitikud on ja siis kuidas nad rääksid, kellele meeldib Jürgen Ligi, kellele Marina Kaljurand. Ja siis keegi veel kommentaariumis ütles, et appi, kui haiged need on, nagu et need lapsed oleks haiged. Ei, need lapsed on lapsed. Nad on täiesti lapse tasemel oma intellektuaali poolest, aga need on haiged, kes lapsi ära kasutavad. Sest kui sa oled terve inimene, sa ei lähe nii alatuid võtteid kasutama, sa ei lähe neid lapsi tanki panema, aga mida teevad meie tänased siis nii-öelda need suunamudijad peavoolumeedias, teevadki selliseid asju, nad kasutavad ära nõrgemaid ja see on tegelikult, mina ütlen, et see on üks pime aeg meie ajakirjanduses ja ma loodan, et see aeg möödub. Ja miks on vaja 16-aastastele hädasti valimisõigust anda, jah? Aga Maik, kuidas sina Laine kirjale vastasid? Mina ei vastanudki, ma panin meie Eesti portaali vastuse üles, et ta võiks ikkagi ajakirjaniku aru saada, mis asi on sõnavabadus.
mis asi on erinevad arvamused ja noh, üldsegi arvamused ei ole faktid, et noh, ma usun, kui ta juba meil on üle 12 000 artikli nüüd viimase paari aastaga avaldatud ja kui ta sellest leidis 2 tükki, siis tähendab ta kindlasti luges ka seda minu kirja, et ma usun, et ta on seal top fännides, et ma nagu ei muretseks üldse, kas ta sai kätte või ei saanud kätte, et noh, selles mõttes. Aga näed, kui panete tähele seda alternatiivmeedia, isegi, noh, kui meie sama Eesti Eest portaal on tegelikult maha tõmmatud Facebookis, et kui teda on teinekord raske jagada, ta ei tule üles kuskile ja kusjuures mõnikord näitab, et on üle 100 jagamise, tund aega hiljem näitab, et on 50 jagamist üldse, nii et noh, eks see Facebooki karvane käsi, mitte Facebooki, see on Delfi karvane käsi on seal taga ja ma usun, et samad probleemid on ka siis Vanglaplaneedil ja teistel, aga siit üks üleskutse, mida ma tahtsin teha üleskutse Donald Trumpile, et anda teada, mis sõnavabadusega Eestis täpselt toimub. Seda, et Delfi ja Maltsa, Kaltsa ja Martini sugused on siis ikka veel tsenseerimas meie sõnavabadust Facebookis ja muidugi ka näiteks samas YouTube'is tõmmatakse meie asju maha väga-väga nagu lihtsate vahenditega, ma Kihlasel on ka samasugused pealekaebad olemas, et teha avalik kiri ja ma annan selle ise üle ja ma võin Kihla, et see asi muutub väga kiiresti, nii et see tuleb ära lõpetada, see jama. Ja tahtsin nagu ütelda sellest, et kui Eestis on tunne see, et ongi inimesed ajupeestud liberaalid, et noh, nendega ei olegi võimalik mitte midagi Eestis teha. Kui vaadata USA valimisi, igasugused küsitlused näitasid, et demokraadid on võidul. Mille pärast on see, et inimesed lihtsalt ei julgenud välja näidata tegelikult, mida nad arvavad. Nad hoidsid suu kinni, ma tean oma tuttavaidki siin, kes hoidsid suu kinni, ma arvasin, nad on liberaalid. Aga kui nüüd Donald Trump võitis, siis olid nad õnnelikud ja ütlesid, et nad on kogu aeg toetanud, aga noh, nad ei julgenud rääkida sel teemal, sest et kartsid tühistamist. No samamoodi Eestis üldine meedia annab selle, et on kosher, on ainult olla liberaalne ja kuulata neid LGBT ja igasuguseid muid väärtusi, siis ma usun, et see rahvas tegelikkuses mõtleb nagu meie, aga nad pole näinud praegu väljundit just nende samade interneti valimiste pärast, nad teavad, et see asi keeratakse igate pidi nende vastu, nad ei saa kuidagi oma arvamust avaldada. Aga see aeg saab mööda ja saab kiiremini mööda, kui me oskame arvata. Et ma kutsun üles, teeme petitsiooni ja ma annan ise üles ja kui te arvate, et sellest midagi muutu, siis arvate valesti. See ei ole Riigikogu, kus visatakse see petitsioon kuskil prügikorvi ja öeldakse, et meil ei ole probleemi. Nii et see on minu arvamus ja ma arvan, et Eestil on võimalus muutuda ja seda päris kiiresti. Ja ma arvan, et see on väga, väga hea suund. Mul oligi ka küsimus, et mis me nüüd siis peaksime tegema, need 30 inimest ja need, kes siis neid 30 inimest nagu toetavad. Et kui me nüüd võtame nagu nii, et ma ühes oma eelmises videos käisin välja sükse numbri 400 000, mis peaks olema Eestis inimesi, kes suudavad oma peaga mõelda. Ja kui me nüüd mõtleme, et igal sellel 30 inimesel on 10 000 jälgijat, minul on Facebookis küll nii palju ja see on ilmselt piiratud. Et ma usun, et umbes see arv sinna kanti lähebki. Et kui need kõik 30 inimest koonduvad ja saavad oma jälgijad sinna taha, siis me saame sinna päris korralikult allkirju ja ma arvan, et see on väga hea mõte, mida teha. Tegelikult inimestel, me oleme juba viidud sellesse punkti, kus paljud juba valivad mitte mõelda, sest just nimelt nende tühistamiskampaaniate pärast siin üks meesterahvas ka kirjeldas mulle olukorda, kus ta oli tuttavaga hakanud rääkima teemal, et kas mees saab sünnitada ja siis tuttav ütles selle peale, et noh, ma ei tea, et ma ei ole spetsialist, noh, sest uudistest öeldakse just kui saab, et ta ei ole spetsialist, mehel ise 4 last ja siis ma naersin sellele tuttavale, et võib-olla ta siis spetsialistil lasi teha need lapsed, et ta ei ole ju mingi spetsialist, kus tal peaks 4 last olema, et tema ju ei tea, kus nad tulevad. Aga mis puudutab seda, et 30 inimest siis valiti välja, nendest nüüd saaks ideaalis 400 000. No, mina just mõtlesin, et see on nagu Superstaari saade, et 30 parimat ja siis on nagu mingid poolfinaalid ja vahevoorud ja siis on esikolmik. aga jah, see on tüüke naljavõtmes öelda. Tegelikult meil kõigil nendest 30 on taga parasports inimesi, kes omavahel ei pruugi kattudagi, noh stiilis, et kellele sümpatiseerib keegi
keegi üks rohkem, teine mitte nii palju, aga kui meie saame need inimesed, kes on meiega, meie nii-öelda kõrvale tulnud, ma ei ütle, et minu taga on inimesed, sest ma soovin just, et inimesed ise oleksid nii tugevad, mitte see, et Kertu, ütle seda, ütle toda, nagu ütle ise, et sul ka suu peas, et mille poolest mina nagu etem olen, et ma lihtsalt olen nii palju peksa saanud, et siis nagu pekski Kertut edasi, et sa oled juba harjunud või, et ei, et me võtamegi need inimesed kampa, kes juba on meiega samal lainel ja siis see laine tuleb nii kõva, et selle häbariku laine lükkame lihtsalt ümber ja tema kollektiivi, kes tal seal kõik on, kes teda ässitavad, ära kasutavad. Et selles plaanis ma näen, et see üritus siin infovõrgustik 30 ohtlikku on, on küll ohtlik, aga just selles plaanis, et nüüd me teame ise ka omavahel, et sina oled nagu päris tegija on ju selles, sina ka. Ma täitsa nagu huviga vaatasin, kes need 30 on nüüd päris äge. Need on siis need, kelle puhul tead, et nemad on natuke ohtlikumad, aga ohtlikumad just nendele, kes ise on meie maale ja rahvale ohtlikud, ehk siis me paneme selle mängu teistpidi käima, et läbi nende inimeste, läbi selle 30 ja nende kõrval olevate inimeste me saamegi juba koondada mingit massi, kes on julgem, kes saavad aru, et meil on sõnavabadus, sõna on vaba, pane pusa selga, hullult äge on, aga see sõnavabadus on täpselt selline, et ütle, mis sa arvad, aga sellel võivad tagajärjed olla, et sa teaks. No stiilis, et kui minu kohta mingid artiklid treiti, siis ka seal kommentaariumis hõigati selliseid asju, et kus ta töötab, vallandage ta. Et on täiesti jabur ja inimesed ise elavad sellisele terrorismile kaasa, see on hämmastav, aga midagi pole teha, et sellesse punkti me oleme jõudnud ja parim ravi kõige selle keskel, et mitte alla anda, sest olgem ausad, meie vastas on ikka metsik armee, neid tööriistinimesi, võtke lahti, ma ei tea, Keskkonnaameti või Kliimaministeeriumi või mis iganes ministeeriumi veebisait, te näete, seal on sadu ja sadu tööriistasid. Nende nimetused on sellised, et kui nad hommikul tööle jalutavad või kastirattaga sõidavad, kas nad ise üldse teavadki, mida nad teevad või kes nad on, aga nimetused on uhked, aga sellel ongi oma mõte. Terve armee inimesi on süsteemi nisa külge ära haagitud. Sa oled keegi, sul on sissetulek. Komista korraks, sa oled mitte keegi. Mine leia tööd, kui sa oled mingiks, ma ei tea, mis asjaks õppinud, sest tänapäeval lõpetatakse juba asju, millel ei ole tegelikult väga mingit väärtust elulist. Ja see hirm hoiab neid süsteemis kinni. Kui süsteem peaks kokku kukkuma, oleks teatud mõttes positiivne, aga see selline äkiline kokkukukkumine, see alati toob kaasa ikkagi natuke kannatusi valu, seda ma ei soovi. Võib-olla toimub mingi harmooniline üleminek. Elame, näeme. Ja siin kurjad keeled räägivad, et see suvi pidid tulema ka vandenõu analüütikute suvepäevad, et see 30 inimest, mingi trikoovoor või midagi, et võiks ju täitsa mõelda. No ei, minul on ka väga suur huvi teada saada, kes nad on, kõige maiman, kes nad on tegelikult selles mõttes, et eks meil see pilt liigub ju siin kogu aeg ümber ringi aga mina olen muidugi väga, väga kuidagi liigutatud, et mind siin arvati, sest minu Facebooki grupp on tegelikult suht väike ja kusjuures ma vaatasingi tagant järgi, et mina olen oma sõnumeid jaganud tegelikult sõpradele, minu sõprusringkonnas, mul on neid 3000 seal nüüd kogunenud selle suurte aplaavadega, eks ju, aga mul ei ole tegelikult selliseid avalikke postitusi, et ma küll ei tea, et ma oleks kuidagi nagu üldse üritanud nagu saada mingit avalikku tähelepanu ja kuidagi nagu meediasse nii-öelda oma postitustega jõuda, et tegelikult see, mis mu selja taga on tehtud, see on kõik puhas nuhkimine olnud, et ma olen selles mõttes nagu, ma ütleks hea meelega seda välja, et need sõnad ongi nii ja mina arvan, et me peamegi asju hakkama õigete nimedega nimetama, et selline nuhkimine on 21. sajandil ja tänasel päeval äärmiselt alatu. Ja mis sellesse kogunemisesse puutub, tegelikult on ju see, et minu ümber on ka väga-väga palju inimesi, järjest tuleb kogu aeg juurde ja selles mõttes, ega kogunemiseks, aga asjal peab olema ka eesmärk, eks ju. Ja muidugi see, ma arvan, miks mind siia punti tegelikult lõpuks lükati, oli tegelikult see, et paar päeva enne seda küsiti minu käest, et kas ma olen nõus tegema kodanikukõne 29. märtsil Eesti manifesti väljakuulutamisel, kus on nii-öelda Eesti vabade kodanike kokkutulek siis ja selle oli ka Laine juba välja uurinud, sest see oli ainult võib-olla 24 tundi vana, et mu nimi oli kuskile sinna nurka nii-öelda pandud, aga tüüp oli selle juba välja uurinud, mis minu jaoks näitab nagu sõna otseses mõttes seda, et see töö käib 24/7 absoluutselt kõikidel tasanditel ja see on äärmiselt tülgastav selles mõttes, et kui öeldakse, et umbes nagu on see pusa seljas, sõna on vaba, on ja, siis on ta jee, on ja.
et noh, selles mõttes see on ikka äärmiselt armetu lugu, kus me oleme ja selge see, et tuleb jõud kokku panna ja tulebki teha ja tulebki välja öelda, mida me mõtleme ja arvame. Mina leian küll, et siin riigis eestlasena sündinud, Eesti inimesena mul on täiesti õigus oma kodule, oma vabadusele, sõnavabadusele, isikuvabadusele, põhimõtteliselt kõik, mis on nii-öelda normaalsed inimese põhiõigused, eks ju. Ja miks ma siis ei või seda välja öelda ja sellest tehakse minu siis Kremli agent, kui ma kaitsen iseenda vabadust, eks ju, ükskõik milline ta siis on, tervise või mis iganes vabadus. Et noh, selles mõttes ja vaatame siis, kes need 30 on ja kui nad lõpuks siin nimekirjas sealt Delfis siis välja loeme, et siis saame hakata kogunema muidugi. Et siis keegi välja ja kõik, kes seal ei ole, võivad ka tulla siis meie kogunemisele. Ma ühe küsimuse küsiksin sinu, Peeter, käest, et kui need 30 nime nüüd avalikustatakse, äkki saad teha mingisuguse sellise küsitluse oma siis vanglaplaneedil, et kes on siis kõige hullem Kremli agent, et sellele annaks äkki mingisuguse meene ka pärastpoole punalipu või midagi taolist. Jaa, ikka Eesti mõjukad õige tabel, mitte see, mis siin Äripäev koostas. Jah, need, kes on kõige suuremad rahvavaenlased, kes on siis tõeliseks nagu siis knopkaks meie valitsusele, et sellise niisuguse ilusa saaks teada, kes siis see kõige hullem on ja keda siis vältida kõige rohkem. Kremli agendi sõna tegelikult see ei päde ju, see ei tähenda mitte midagi, see on selline nagu tühi. Aga kui panna, et nagu kõige mõjukam, valige siit grupist kõige mõjukam, siis ma arvan, et see oleks nagu natuke võtaks terviklikumalt ja mõistusega seda asja, et stiilis, et mina ei ole näiteks nii kuulatav, nagu on Varro Vooglaid, et tema jälgijaskond on väga palju suurem, ilmselgelt tema saab rohkem palle kui mina, on ju, et selles plaanis, et paneks selle pingerea paika, sest see Kremli-meelne või Kremli agent, see on selline sõna, mille peale, täpselt nagu tolles hommikuprogrammis, Kremli karvane käsi ja mina tunnen, et hakka või punastama, häbi on, tõsiselt häbi, rahvusringhääling, tulge maa peale. Ja, aga see auhind võikski olla selline nagu postament, et karvane käsi, et oleks ju päris. Või teine asi, mis võime teha, on seda, et pakume välja siis lennu Moskvasse ja võib-olla isegi Kremli külastamine. Et ma usun, et tuttavaks, kus sa siis pärit oled, jah? Moskvasse sanatooriumis. Aga ma arvan, et te olete muga kõik nõus, et ega meie ei ütlegi ju inimestele, et see, mis meie räägime, et see on puhas kuld ja tõde, et aga kuidas inimesed peaksid seda informatsiooni, mida nad siis ammutavad igalt poolt, kas nii meie käest kui massimeediast, et kuidas nad peaks seda hindama ja kontrollima, et mitte siis selliste manipulatsioonide lõksu langeda? No ma vastan sellele, et kui nõukaajal üles kasvanud inimene, et me mäletame seda, et oli Ameerika häält kuulati, Kuusalus vaadati Soome televisiooni, kõike muid uudiseid. Ja selle tõde, mitte keegi ei rääkinud tõde, selle tõde pidi inimene ise kokku panema. Ja kui sul see puudub, siis sa oledki, ma ei oska ilusat sõna ütelda, võib-olla töllmokk või midagi taolist, et siis ei olegi suga mitte midagi teha, kui sa ei suuda kriitiliselt mõtelda, kriitiliselt suhtuda, ei pea minu juttu ka 100% võtma. Ei pea kellegi juttu 100% võtma, aga ise tuleb enda jaoks see tõde selgeks teha. See on minu arvamus. Ja ma olen Maigiga selles mõttes täitsa nõus, et tulebki igaühe arvamus kujunebki selle baasil, mis infot me tarbime, kuidas me enda jaoks ära selle seedime, kuidas me selle lahti mõtestame ja kus siis meie nagu see intellektuaalsus nagu nii-öelda läheb, on ju, et muidugi absoluutselt tõde polegi siin maailmas olemas, seda me ju, ma arvan, enamus, kes on vähegi selge mõistlikult saavad aru, aga me saame küll aru, mis on absoluutne vale, ütleme, kui meil ikkagi valetatakse näkku ja meid ikkagi manipuleeritakse uskuma seda valet, et see on nagu küll, et selle saab küll ära tunda. Ja ega me keegi ei pretendeeri just nimelt absoluutsele tõele, mina ka ei tea, mis absoluutne tõde on, sest mina ei käi seal nööri taga ja seal nende niiditõmbajate juures, kes täpselt mingid niiti tõmbab, eks ju, et ma ei tea seda. Küll, aga ma tean, et see mäng, mida meile näidatakse, et see ei ole puhas mäng ja kui ma julgen sellest kahelda, siis palun ärge tulge mind sildistama, eks ju. Mille eest on ju, et ma ei ole süüdi, et te mulle valetate. Et ma pigem lähtuks sellest nagu niimoodi, et tasub nagu ikkagi võtta see kogu info endale lauale. Et kui valida ainult ühepoolne info, et siis on selge, et siis läheb see väga ühel pool kaldu. Aga kui ikkagi võtta kogu info enda teadlikkuse välja, et siis on nagu palju lihtsam ka seda valet sealt nii-öelda eristada.
ja see teeb elu alati enda jaoks ka lihtsamaks, kui saab mingid valed asjad enda jaoks nagu nii-öelda kõrvale lükata, sest ega siin muud ei olegi, et ega see ei ole kerge, see ei ole lihtne, sest meil on tegelikult see infotulv ja see vale, ütleme, mitte vale info, aga see info solkimine on lihtsalt nii suure. Ja kui see kogu aeg tuleb uksest aknast 24/7 ja üks karjub kõvemini kui teine, et siis selles ei olegi lihtne orienteeruda, ma olen täiesti nõus. Aga tuleb võtta aeg enda jaoks ja mõned asjad läbi mõelda ja ma ütlen, tegelikult selles mõttes Maik ütles hästi, et kuna me oleme nõukogude lapsed, Kertu küll enam pole vist, et meil on võib-olla natuke lihtsam seda teha, sest me oleme ka näinud seda nii-öelda teist poolt, on ju. Ja ma imestan, et Martin ka ei ole selles mõttes nõukaaegne laps, eks ju, et aga need, kes juhivad seda kogu seda kremplit, nemad ju tegelikult on, nemad peaksid ju küll aru saama, et kus siis nagu see nii-öelda see info selline hälve läheb, eks ju, aga tundub, et see on välja lülitatud täiesti, et täiesti pimedalt lihtsalt nagu minnakse ühte agendat nagu suruma ja teisi siis nii-öelda lihtsalt laimama, et see on jah selline inimese kasvamise protsess, ma ütleks, ja see on väga hale, kus me täna oleme, et siin on nagu nii pikk tee minna, et see on nagu raske, see on kurb, jah. Ma lisan siia juurde väikse asja, et kui nõukaajast rääkida, siis meil koolis õpetati Nõukogude Liidu aluseid, et mis põhimõtteliselt siis rääkis konfliktiteooriast ja Karl Marxist, siis täpselt see ongi see konfliktiteooria, mida siis Eesti ajakirjandus teeb, et nemad versus meie, et meil on see õigus, nemad on need halvad. Et seda muidugi Eestis kasutatakse päris palju, seda marksismi, et seda näete valimistel, seda näete erakondades, et seda on kahjuks igal pool on seda nii palju. Kui meediaväli jagada kaheks, et ongi see nii-öelda peavoolumeedia, alternatiivmeedia, siis peavoolumeedia suhtes tuleb juba selles plaanis olla väga-väga kriitiline ja selline ikka nagu tervislikku distantsi hoida. Mis rahad seal liiguvad? Kui suured huvid on seal taga ja kui tõde on kahjulik, siis nad on valmis panema nii suuri rahasummasid sellesse, et jääks pilt just see, mis on vaja, et see äri saaks toimida. Versus siis alternatiivmeedia, kus me otsimegi tõde, me tahame teada, mis tegelikult toimub, sest see on meie enda huvides. Me teame, et peavoolus seda saada, see protsent on seal väga väike, mis meid teenib informatsioon ja me lihtsalt iseenda heaks tegeleme sellega ju. Et selles plaanis on alternatiivmeedia usaldusväärsem, aga ma näen ka neid ohumomente, et peavoolus toimetajad, nad juba saavad aru, et neile ei jää muud üle, kui hakata meid mõjutama läbi alternatiivmeedia, aga nad saavad siin seda teha ainult nagu grammikeste haaval, väga väikeste tükikestena, sest muidu oleks see läbi näha. Mina olen paaris kohast selle läbi hammustanud, et ka alternatiivmeedia kanalite kaudu sisestatakse meile mingeid selliseid nägemisi ja mõtlemisi, mis meid ajaks tegelikult rajalt kõrvale. Meil Võrumaal öeldakse selle kohta essutamine. Et selles plaanis tuleb kogu aeg hoida tundlad püsti ja mul on nii hästi meeles, kuidas Kersti Kaljulaid, kui sai presidendiks, sest mina kuulasin telekas, tark jutt ja mul ema kõrvalt ütles lihtsalt, ta on siia istutatud, et ta ei aja nagu meie asja, mingid siuksed laused ütles ja ma olen seda oma ema pealt õppinud, see intuitiivselt asjade võtmine, et sa lihtsalt nagu tunnetad, mis on see siuke sensitiiv või ekstrasens, kes meie kõigi sees on, kui me kuulame seda kõhutunnet, et see on see, mida tasub kuulata ja mis iganes informatsioon on, esitage endale järgmisi küsimusi, et kas see võib olla kellegi huvides, miks see just praegu niimoodi rohkem aktuaalne on, et ja nii edasi. Et see selline info kõigepealt tublisti läbi mäluda, võib-olla peab välja sülitama, kohe alla neelata, ei soovita. Ma hästi natukene veel korraks kommenteerin seda, et te peate aru saama, kes on meie vastas. Meie vastas on inimesed, kes saavad selle jama eest palka. Nii Riigikogus, ajakirjanikud, toimetajad, ERR-i inimesed, Delfi inimesed, nad kõik saavad palka. Meie oleme lihtsalt aktivistid, meie põhimõtteliselt maksame peale oma asjadele. Nii et ütleme, see ebavõrdsus on suur, aga samas on niimoodi, et kui vaadata, kui palju meid vaadatakse, meie saateid vaadatakse, palju meie lehti külastatakse, siis tähendab seda tasuta asja, mida me teeme, ehk me maksame veel peale, seda on vaja ja see vaatajaskond on ikkagi päris suur. Nii et see annab jällegi minule lootust. Aga samas jah, peame aru saama, kes on meie vastas ja just seda, et kust kohast nende rahad tulevad.
kui me saame täpselt teada, kust tulevad siis Delfi ja Postimehe rahad, siis me teame täpselt, et kelle juttu nad räägivad. Aga mida te neile inimestele ütleksite, kes siis peavoolumeediat usuvad ja tõepoolest teid Venemaa propaganda levitajateks peavad? No ma võin vastata seda, et teiega ei ole mitte midagi teha. Kahjuks, et valige Kaja Kallast, saate maksud, ja mis iganes, et te vääritegi seda, mida te teete, mida te olete, kuhu te saanud olete, neid makse, neid automakse, seda reostatud põhjavett, seda reostatud õhku. Kui olete õnnelikud, siis palun, andke edasi. Ega ongi selline raske juhus, et selles mõttes, et siis on nagu, tulebki endal hommikuti peeglisse vaadata ja siis uskuda nii kaua kui usud ja eks ükskord siis hakkad asjadest aru saama, siis hilja või väga hilja, ma ei tea seda, aga eks ta ongi, eks me kõik elame siin ju tegelikult oma elu ja meil ongi oma arusaam elust ja ma arvan, et see on okei iseenesest. Ja isegi kui nad usuvad seda, las nad usuvad, aga ära siis tule ära sööma neid, kes ei usu, eks ju, või kellel on mingi muu arusaam elust. Et miks nad siis ette jäävad, et kus see tolerants ja sallivus ja kõik see on koolikius ja see ühiskonna kius, mida meile siin kogu aeg õpetatakse, eks ju, et jumal, meil on aastaid õpetatud, mu lapsed käisid algklassides, täna käib ülikoolis õpetajate koolikius, see on täpselt sama asi, mida meil meedia täna teeb, on ju. Et mitte keegi pole sellest teooriast mitte midagi õppinud, et see on ainult võim üle võlli keeratud. Et need on nagu need kohad, et kui nagu istuda ja mõelda korraks, mida meile teoorias räägitakse, sõna on vaba ja koolikius on paha ja kõik asjad. Me ise viljeleme seda ju igapäevaselt 24/7 ja siis anname hagu alla ja tuld ja siis kütame üles ja siis lähme mõnitame ka veel ja selles mõttes, et küsimus on see, et millega me inimesed päriselt päevast päeva tegeleme. Et minu jaoks on need nii madalad mängud, et ma nagu süda läheb pahaks, kui nende asjade sees olla ja see on see, miks mina tegelikult peavoolu juba ammu ei loe ega vaata aastaid, sest sealt ei ole nagu mitte midagi adekvaatselt tulnud viimastel aastatel, ütleme 5–7 ja ma ei anna oma energiat sinna lihtsalt. Ja see on nagu see koht, eks ju. Ja küsimus ongi, kuhu inimene energia annab ja mis ta oma eluga peale hakkab, et igal ühel omad valikud. Aga kellelgi ei ole õigus tulla ja kedagi teist nagu nii-öelda laimata, ma ei tea, maha teha ja siis veel kuidagi nagu, panna veel kuskile võlla ka nii-öelda, sellepärast, et ta ei mõtle nii, nagu mina mõtlen, et kuulge, come on, nagu, et sellest lastehaiguse faasist, see on nagu 2-3 aastased, eks ju, kes käivad 11 rusikatega peksmas niimoodi, et kui ei meeldi, anna mul abides siia, et või ma ei tea, mulle ei meeldi punane, sulle ei meeldi sinine, on ja. Et see on lihtsalt nii madal, et ma ei tea, mul lihtsalt ei olegi sõnu, ma ei oska sellistele küsimustele isegi vastata, sellepärast, et ma ei taha selliste asjadega üldse, ma olen ammu otsustanud enda jaoks, et see ei ole vaat see tase, on ju. Aga need, kes tahavad seal tasemel olla, siis las olla nende liivakast, aga ärgu tulgu minu omasse sülitama, siis ütleme niimoodi. Mina ei lähe nende omasse sülitama. Aga ega selle apaatsuse tagajärjed ei jää ju tulemata, kas või see automaksu teema, kui paljud said nüüd nagu selle reaalsusega jalaga tagumikku, et mida ongi sellised numbrid, mis asja? Ja mitte nii, et sul on see automaksu lisakulu, vaid kõik muu läheb ka äkitselt väga palju kallimaks, sest maksude teemas on nagu lumepalli efekt ja see on siuke kole nõiaring, kuhu sa siis jõuad omadega, et sa võidki avastada, et sa oled nii-öelda keskmise elujärjel olnud ja äkitselt sa oled selle keskmise all või koguni sellest liigast juba välja kukkunud ja see mäng käib väga kiiresti, sest me elame lihtsalt sellisel ajal. Aga mis ma ütlen inimestele natuke nagu lohutuseks, mul oli aeg, kus ma ärkasin üles ja mu esimene asi oli kõik uudised läbi lugeda, kõik peavoolu uudised, Postimees, Õhtuleht, ma pidin kõike teadma. Põhikooli aegu ka, ma läksin koolist koju, ma vaatasin Reporterit suuammuli. Ma mäletan, et mulle meeldis, kuidas korrutati, et oli reklaamipaus, siis öeldi, et mis järgmisena tulemus on, mis teemad. Ja tagantjärgi ma mõtlen, ma olin ikka nagu täiesti ajupestud. Ja piisas sellest, et ma siis ülikoolis läksin ajakirjandust õppima, 1 aasta õppisin ja ma ei jälginud enam peavoolumeediat, sest ma sain aru, et see, mida sinna esitatakse, sellel on eesmärk. See ei ole lihtsalt informatsioon, sellel on eesmärk ja ma ei tahtnud enam olla see, kes on see sihtmärk siis. Ja oligi naljakas situatsioon, läksin maale ja isa ütleb mulle, et Savisaarel võeti jalg ära ja mina ei olnud tükk aega üldse mitte midagi jälginud ja ma olin juba nagu nii elukaugeks muutunud tänu sellele, et ma olin läinud sellesse teise äärmusesse, et ma mõtlesin, et tal karistuseks võeti see jalg ära. Et ma küsingi, et millega ta siis hakkama sai, et niimoodi karistati inimest, et ma kujutasin tõsimeeli ette, et see oli mingi karistus, sest ma olin lihtsalt nii pettunud selles peavoolus, et ma läksingi täiesti irdusin ära, läksin nagu teise halba äärmusesse. Et reaalsus on see, et meil tuleb jälgida, mis ühiskonnas toimub.
sest see kõik puudutab meid kaudselt või otseselt. Neid veel eriti, kellel on lapsed, sest kui meie oleme juba mingil määral välja kujunenud isiksused, siis meie lapsed on täiskäigul sihikul. Ja see on üks päris kole mäng, mis käib meie lapsekeste peale siis. Et selles plaanis ma ei ole neid inimesi nagu maha kandnud, sest ma olen kõrvalt ka näinud siin lähedaste seaski paar näidet, kuidas inimene, kes on nagu täiesti teises teemas, täiesti teine maailmavaade ja ma juba saan temaga rääkida, nüüd on stiilis 1,5 aastat mööda läinud ja ma juba saan temaga rääkida samadel teemadel, sest kuskilt on midagi nagu murenema hakanud ja võtta kui peale lennata ka selliselt nagu, et sina oled see peavool ja liberaal ja ära sildistada ja ta panna sinna patta istuma. Ta ei tule sealt pajast välja sõbralikult sinuga otsima ühist keelt. Et selles plaanis meil tuleb ka natuke endast üle olla ja sellest et nende mahakandmine oleks kõige lihtsam, kuigi jah, mu lähedaste seas on ka üks näide, kes praegu minu silmis on nagu mina suhelda ei suuda, sest see, kuidas ta ülistab Kaja Kallast ja kogu seda LGBT-lust ja igasugu muid rõvedusi, et see on minu jaoks hetkel sellisel tasandil, et ma ei näe grammigi kokkupuutepunkti, kui see inimene ühel päeval kaineks saab sellest uimast. Ja siin, mis tuleb mängu, on antidepressandid kindlasti, sest orgaaniliselt inimene ei saa olla õnnelik, kui sa elad selliselt mullis. Sul kuskilt hakkab see intuitsioon vaist sind mõjutama, kuskilt midagi hakkab hõõruma. Aga kui sa saad mingid medikamendid peale, on see siis sellelt kitlistiilerilt või kitlita diilerilt, mis iganes, alkohol, suitsetamine ja nii edasi, kõik need asjad, mis su meeled ära hägustavad, siis sa saad minna selle reaalsusega kaasa, mida peavool meile niimoodi peale surub. Aga kui sa oled puhtal kujul, sina ise sa ei tarbi mitte ühtegi meelemürki, mitte ühtegi meelte ära lahustajat, siis sa ei saa minna selle valega kaasa, sest kuskilt midagi hakkab häirima, hõõruma. Ja see on see kõige tugevam indikaator, kui sa tunned, et miski nagu ei klapi, miski on mäda. Ja see võib juhtuda ka siis, kui sa oled lihtsalt väga naiivne teatud koha pealt ja sa tahad uskuda parimat ja siis sa võid ka minna kaasa selle mänguga ja see saab kesta täpselt nii kaua, kui sul see sisemine hääl lihtsalt juba karjub või peksab sees. Et see võib teatud aja kesta ka. Et selles plaanis inimesed on erinevad. Mina lihtsalt enda kogemusest nägin, kuidas kas või see, et kui ma kunagi ühte konservatiivsesse erakonda kuulusin ja mingi hetkes mingi klõps ära ja nii kui ma sealt välja sain, siis ma olin täiesti nagu laip sellest nagu pingelangusest, sest ma sain aru, mille sees ma olin olnud. Aga kuna ma olin nende loosungite ja kõige sellega nii üle valatud ja ma ise endana ajasin ju õiget asja, aga see, mis mind ümbritses ja see, mis minu suhtes tegelikult mingeid asju seal kavandas ja mingeid alatusi korraldas, see oli üks kole mudamülgas. Ja kui ma sellest välja sain ja kõrvalt nägin lõpuks, mis asja sees ma olin olnud, siis ma jäingi haigeks lihtsalt pingelangusest. Ja kui ma sellest välja tulin, siis oli nii puhas ja hea olla, et ma olin kõigile nendele täkikeerajatele üli tänulik. Et tänase päevani olen tänulik. Kas te selles midagi positiivset, no kindlasti midagi positiivset leiate, aga mis see nagu kõige positiivsem, mis selle sellise avatud silmadega inimeste vastase kampaaniaga nüüd on kaasa tulnud? Mina elan Ameerikamaal Washington DC-s, minu jaoks on see täis meelelahutus. Et mind see ei mõjuta ja minul teeb seda nalja, et kuidas nagu täiskasvanud inimene suudab siukest kelvast välja ajada, et tere tali ja kuhu maani siis on jõudnud Eesti ajakirjandus, kui Martinile antakse siis aasta ajakirjaniku preemia, et see on umbes sama nagu Lehtmele anti see orden, et Ukraina abistamise eest tegelikult pani kõik kõrval, et kõik on täpselt sama, see näitab, missugune mülgas Eesti on hetkel ja ma arvan, et siin see kaardimajake kukub varsti kokku. Sest et pikalt see ei saa kesta juba sellepärast, et riik on täielikus pankrotis ja siit välja ravelemine on juba raske. Aga Peeter, ma veel tahaks sinu käest küsida, enne kui lõpetame, et miks nendest teemadest me ei tohi rääkida? Nii NATO-st, Venemaast, miks see on selline asi, millest me peame paik olema? Mis see on ju... Mille pärast? No see on väga hea küsimus, minul ka sellele vastust ei ole, aga ma nüüd oma viimases kirjas saatsin Martin Lainele ka, et ka paavst Franciscus
on öelnud põhimõtteliselt sedasama, mida meie portaalid siin enamus kõik on nagu maininud, et näiteks põhiasi on see, mida meile ju süüks pannakse, on see Venemaa pooldamine ja Ukraina vastase agressiooni õigustamine. Aga paavst on konkreetselt öelnud, et selle konflikti tekitas NATO haukumine Venemaa piiride lähedal. Et see tsitaat on kõik olemas, ma saatsin selle Lainele ka, ma loodan, et ta vastab sellele, ma palusin, et ta vastaks mulle nii, nagu talle meeldib vastata, lühikeselt ja konkreetselt, minu artiklite pealkirjale, et vale, Venemaa propaganda, kõik, mitte midagi rohkem. Et ma siis soovisin ka ei või jaa vastust, sest mina ei saa ka nagu aru, et miks siis ei või kriitiline olla mingisuguse organisatsiooni suhtes, et meil peaks olema ju sõnavabadus ja demokraatia ja kõik see, mida nad korrutavad ja mille eest nad ise nagu väidetavalt võitlevad, aga teatud teemad siis nagu kuidagi sinna auku ei lähe, et mina jah, nii tark inimene ei ole, ma ei oska vastata sellele kahjuks, äkki Helen või Kertu oskavad? Väike mahamärkus, et siis tähendab mõjukatest, need halvad mõjukatest, siis tähendab paavst ongi number 1. Jah, täpselt. Aga ta ei ole eestlane kahjuks, et me peame oma listi tegema. No ma ei tea, minu arust kõik see asi on nii pseudoteema anyway, nii et selles mõttes ma ausalt öeldes ei hakkakski siin rohkem midagi selle kohta ütlema, aga mis siin positiivselt kogu selle loo juures on see, et võib-olla see paneb inimesi natuke mõtlema ja paneb inimesi ka natukene asju nägema selles mõttes, et kuidas need asjad päriselt on. Et ega enamus inimesi ju, kes seal peavoolus on, et ikkagi ju eitavad seda, et see peavool kuidagi on kallutatud. Aga selline tagakiusamine, et täna on meie päev, homme on kellegi teise päev, ülehomme on kellegi kolmanda päev, nii et tegelikult see ei tee vahet, ega kui meid lintsitakse ära, siis järgmised tuleb ette võtta, ega siis see peavool ei saa ju siis midagi, nad jätkavad oma stiili ikka, eks ju, et selles mõttes, et lihtsalt küsimus on, kes on esimene, kes on kõige hullem, siis. Ja et selles mõttes, kui see stiil ja tangistiil on juba ette võetud, et tegelikult peaks hakkama seda stiili nagu läbi nägema ja ma arvan, et see case seda väga hästi ka tegelikult näitab. Et kui siit nüüd ikkagi midagi tuleb, mis siin nii-öelda järgmise alguses on siis suure kella otsas, eks me siis arvan, et see avab paljude inimeste silmi ja tegelikult see ongi see positiivne asi selle juures, et ega me enne kuskile ei jõua, kui ikkagi inimesed hakkavad aru saama, et on vaja muutust ühiskonnas, on vaja ikkagi, kuidas öelda, suunda muuta nii-öelda, et me ei saa niimoodi edasi minna, et selline totaalne nii-öelda kägistamine ja selline, see peab lõppema, et see ei ole jätkusuutlik, et täna oleme meie, homme keegi teine ja nii edasi on ju, et ega ma arvan, et see ongi see, et ma nagu muud positiivset ma siin ka ei näe, et selles mõttes, et ülioptimistlik ma muidugi ei ole, et see on midagi väga suurt kaasa toob, aga siiski. Eks see on üks dominotükk jälle siin kogu selles suures jadas, nii et vaatame, mis see järgmine on, et selle kohta öeldakse, et andke mulle järgmine on ju. Mina võtan seda kõike reklaamina ja mitte mulle isikuna, sest ilmselt meist valitakse mingid kõige koledamad pildid ja siis vaadatakse juba, mis lõustad, kui koledad, nad kõik on kohutavad inimesed. Aga siis viha mõttes, ma lähen vaatan, kes see jobu on, kes see on see Venemaa-meelne ja selline halb inimene. Oi, nad tahavad Ukraina lastele kõik surma kindlasti ja nii edasi on ju. Ja siis nad lähevad meie lehtedele, et otsida, mida vihata. Ja siis nad vaatavad, mingi COVID-i teema, tegelikult jah, mul too ja too surid ära selle süsti järel, ei valetagi. Siis ajaloos hästi tagasi minna, kas see kaksiktornide asi, et jah, tegelikult täitsa adekvaatselt on ära selgitatud, miks ei saanud olla nii, nagu see ametlik teadaanne oli, kuidas asjad toimusid. Ja siis, kui kõik need nii-öelda vandenõuteooriad vaikselt läbi meie demoniseerimise jõuavad inimestele niimoodi kas või ühe kaupa ja siis mingi hetk võib see pilt nagu kokku joonistuda, et okei, on ja nagu kuidagi ebameeldivad ja jobud, sest neile sisestatakse, et me oleme ju need. Aga see informatsioon, mis jõuab nendeni läbi meie nende kanalite, see on oluline. See on oluline, et inimesed näeksid mängu läbi ja nad hakkaksid kaitsma iseennast ja oma lähedasi, sest nii nagu see keskelt juhtimine oli valmis panema ukrainlased kõik sinna kahurilihaks, kaasa arvatud kõik need, keda sinna saadeti, ka ameeriklased, eestlased, siis kõik, mis on toimunud Afganistanis ja nii edasi, kui nad on valmis tapma tavalisi süütuid inimesi, piinama neid, kas te arvate, et meie ei lähe siis samamoodi kaubaks või? Muidugi lähme. Looge ainult vastav situatsioon ja nad on valmis täpselt sama süüdimatult ka oma kaasmaalasi saatma tulle. Ajaloos, sama küüditamise näide on aset leidnud ja inimesed,
kaitske iseennast, see, mida teile täna pakutakse mugavuse ja heaoluna, muudkui heaoluühiskond, aga aastast aastasse tegelik heaolu tase ju langeb. Meile antakse illusiooni, ma ei tea, stiilis, et tarbi rohkem, oled õnnelik, söö rohkem suhkrut, oled õnnelik. Noh, muidugi ka need tervise mingi ameti kampaaniad on need, et vähem suhkrut, aga tegelik reklaam käib ju ikkagi selle peale, et tarbi rohkem. See, et nad paralleelselt üritavad näidata, et nad tervisest hoolivad, see on jura. Et kas või mis koolide puhvetites lastele sisse söödetakse. See selleks, et mina näen, kes tahavad selles olukorras võita, saavad seda teha. See on lihtsalt inimese enda valik. Kas sa julged näha läbi selle, mis tegelikult toimub, või sa tahad selles peavoolu, sellises pasavoolus edasi voolata ja sellel on tagajärjed. Et see, mis meil täna siin on, me saame kohe nätaki ära, me saame kohe pikki sõrmi ära, nii kui sa räägid asjadest nii, nagu need on, või kui sa püüdled tõepoolest, sa saad kohe pikki näppe. Aga kui sa voolad selle peavooluga kaasa, siis ma arvan, et need tagajärjed on hullemad kui need pikki näppe saamised või avalikud ülespoomised, sest sellises vaimses plaanis ma olen väga tänulik kõigi nende katsumustest tänaseks päevaks inimesena. Ma olen nii palju tugevamaks kasvanud, minu suhe iseendaga nii palju parem, kvaliteetsem, ma suudan iseennast kriitiliselt analüüsida, sest ma ei karda endas näha neid vigu või eksimusi, sest ma saan aru, et ma ei ole ideaalne, ma ei ole perfektne ja mul ei ole ka seda tunnet, et kui mind avalikult kuskil pekstakse, et siis ma peaks ohvrina otsima seda haletsust. Ei ole, ma saan aru, et ma olen vihast elust inimene, mul on siin elus mingid kogemused, vaja kogeda mingid väljakutsed, teatud missioonitunne ka, et ma vaatan seda elu hoopis teise pilguga. Selles plaanis ma olen tänulik ja ma loodan, et inimesed leiavad endast sellise nagu alalhoiuinstinkti ülesse, mis juhataks neid läbi nägema, neid protsesse. See on selge, et see on ülimalt hea reklaam, aga mul tekib üks murekoht. Aga mis saab neist inimestest, kes on nüüd sellest nimekirjast välja jäänud? Mina soovitan seda, et kirjutage e-mail martin.laine@delfi.ee ja küsige, miks nad on välja jäänud. Sest et ma kujutan ette, siin on päris paljud, kes on, saavad kurjaks ja miks neid ei ole nimetatud, et nad on piisavalt halba ütelnud nii NATO kohta, kritiseerinud Eesti valitsust, et ma soovitan kõigile, et kirjutage ja küsige järgi. Et see on niisugune minu murekoht, et neile, kes välja jäid. Jah, kaasa arvatud paavst siis. Ja leidus tõesti neid, kes tegi ise postituse ja küsis, aga mina, või kes minu postituse all küsisid, aga mina. Et selles mõttes ka selline paganama lõhestamisüritus, et ühed tuuakse esile, teisi ei tooda esile ja see tekitab ju vaenu meil omavahel väga-väga alatu. Siit sündis nüüd vandenõuteooria, et sellepärast tehtigi seda asja, jah. Olgu, aga ma tänan teid teie aja eest ja ma usun, et sellised kampaaniad mitte ei pidurda teid, vaid vastupidi annavad hoopis hoogu juurde. Ja eks hoiame siis kätt pulsil sellel karvasel käel ja vaatame, mis siit edasi tuleb, et ilmselt räägime veel sellel teemal. Aitäh! Aitäh teile! Tänud! Viisakas oleks muidugi ka loo peakangelasele endale sõna anda ja õnneks ongi meil selleks võimalus. Sest peale seda, kui ma oma postkastist Martin Laine kirja leidsin, õnnestus mul ta ka telefoni teel kätte saada ja uurida, et milline on siis tema tegevuse eesmärk. Kuna ta oli nõus, et salvestus sellest kõnest avaldatakse, siis siin on see nüüd ka teile kuulamiseks. Ja, hallo. Tere, Martin. Peeter Proos siinpool Vanglaplaneedi portaalist. Tere. Sain teie kirja kätte nüüd siin, mis te saatsite hommikul. Ja natuke hämmingus olen. Et tegelikult saatsin teile ennem juba ühe pika kirja. Ma usun, et te saite selle kätte. Ja et sellele ma ei ole mingit vastust saanud ja nüüd on jälle samasugune kiri, et ma ei tea, kuidagi veidru. Ei ole midagi veidrat selles, et kui ma olen kaasanud teid ühte analüüsi, siis sooviksin saada infot, mida teie sellest arvate. Teil on selleks ka igasugune õigus, kui vaadata ajakirjanduse eetika koodeksi. Jah, aga samasugune õigus on mul ka tegelikult nagu vastulausele. Et ma enda kirjas palusin, et te paneksite minu põhjendused ja selgitused ka enda portaali üles, aga seda ma ei ole igatahes näinud, et te olete seda teinud. No, te nõudsite vastulauset minu esinemisele ERR-is, et kuhu ma selle vastulause peaks nagu üles panema ja teiseks
ma lihtsalt ei pea ka nõustuma, kui keegi nõuab millegi avaldamist, et ma pean tingimata nõustama, et see kindlasti avaldada, et ei ole nii. Okei, aga sellel juhul nagu tahaks teada üldse, mis selle tegevuse eesmärk on, et ma saan aru, et teil tegelikult endal on ju vastus olemas, et tahategi väita, et Vanglaplaneet tegeleb Vene propaganda levitamisega, et te ei ole ju nõus üldse ära kuulamagi minu selgitusi ja neile argumentidele ka midagi nagu vastu ütlema, et ma küsisin teie käest ka päris mitut asja seal, et näiteks te Paul Craig Robertsit süüdistate Vene propaganda levitamises ja sellistes asjades, et ütlesite ka, et on RT kaastöötaja ja kõik sellised asjad, et need ka ei vasta ju tõele. Et kuidas te siis saate nagu öelda, et mina levitan mingisugust propagandat, kui teie hoopis tegelikult esitate valeväiteid? Ühesõnaga, see autor on RT kaasautor, see tähendab, et jah, ta ei ole seda olevikus, aga ta on seda olnud minevikus, ta on olnud rääkiv pea Vene riigitelevisioonis. Vene riigitelevisioon ei võta rääkivaks peaks erapooletuid inimesi, vaid neid, kes on, räägivad sellist nagu neile meeldib. Ehk siis selles on asi. Ja need narratiivid, hoolimata sellest, kes need ütleb, on Venemaa kultiveeritud strateegilised narratiivid, mille huvi on näidata Venemaad paremas valguses, kui on tegelikkus. Ehk siis need narratiivid tihti ei pea lihtsalt paika või on otsene valeinfo või nende algallikaks on Venemaa propaganda. Et ma peaks teile tegema nüüd suure ajalootunni, et kus ma ei, absoluutselt ei tea. Sadade lehekülgede viisi materjale selle kohta, kuidas toimus Ukrainas revolutsioon või kuidas toimus Krimmi okupatsioon või kuidas Ukraina kannatab praegu väga rõveda rünnaku all, et ma ei pea seda vajalikuks, et ma hakkan teiega seda ükshaaval nüüd selgitama. Ei, ma olen selles mõttes olen täiesti nõus, et see, mis Ukrainas toimub, on väga kole ja jube ja inimesed surevad ja see on nagu väga paha ja nii ma olen märkinud enda nende uudiste lõpus ka, et Vanglaplaneedi ja minu eesmärk on võimalikult kiiresti rahu saavutada, nii nagu ka praegu Ameerika presidendi administratsioon on seda hakanud tegema, eks ju. Aga kui me siin nagu nendest tõelistest ajalooväidetest räägime, siis ma ei tea, kas te sellega olete nõus, et John Bakeril ja teistel Ameerika diplomaatidel oli Venemaa diplomaatidega läbirääkimised ja seal see ei ole küll nagu lepinguna, aga vähemalt läbi räägiti see asi, et NATO ei laiene ida poole. Sellega te olete ju nõus, kui te ütlete, et te olete sadu dokumente ja materjale ajaloo kohta läbi vaadanud? No jah, kui sellise nii-öelda üldsõnaline kokkulepe külma sõja järel, kus ameeriklased olid rumalad ja arvasid, et külma sõja lõpp tähendab seda, et Venemaa on igavesti hea ja lahke ja tore riik. Jah, kuskil tagatubades sai mingit lolle asju välja öeldud ilmselt, aga nagu see ei tähenda, et on mingi lepe, mida on rikutud. Vastupidi, Venemaal on endal väga palju leppeid, mida ta on rikkunud, Minski kokkulepped või Budapesti memorandum, et see nii-öelda ajalooline õigus ei ole Venemaal selles küsimuses. See NATO laienemine häirib Venemaad nii palju, kui see, et nad ei saa valimatult vallutada kõik riiki, kes nad tahaksid, seepärast see neid häirib, aga öelda, et neil on mingi legitiimne põhjendus oma tungida teise riiki ja hakata seal midagi hävitama. No, see on lihtsalt ajaloo tõlgendus, mis on väga vildakas, ainuüksi seepärast kuskil tagatubades keegi kuskil midagi arutas. Pluss siis saab kahtluse alla selle, et miks Eesti NATO-s on. Et me peaks ka siis järelikult NATO-st lahkuma ja lootma siis, ma ei tea millele, et Venemaa meid ei ründa. Et asi pole selles, et need on mingid Kremli strateegilised narratiivid ja seepärast automaatselt valed, vaid ikkagi selles, et nii-öelda meie narratiivi või see peavoolu narratiivi puhul on lihtsalt reaalsed faktid asjadel taga, mitte mingisugune, ma ei tea, suvaline kokkulepe kuskil tagatoas, et igasuguseid asju võid arutada kunagi. Aga mul ei ole mõtet teiega hakata nüüd ükshaaval debateerima.
Kremli strateegilised narratiivid on tegelikult üsna lihtsasti mõistetavad. Need narratiivid, mida Venemaa räägib enda õigustuseks. Ja ma teie portaali vaadates näengi ainult selliseid narratiive, aga ei näe narratiivi, mis nagu räägiks seda keelt, et Venemaa võib-olla hoopis tahab lihtsalt vallutada oma naaberriiki, tsiteerides Jaroslav Tarka ja rääkides Vene impeeriumi hiilgusest ja sellest, kuidas Ukraina on välja mõeldud rahvas. Et mul on tunne, et teie kajastus on väga ühte auku, isegi kui te kirjutate sinna lõppu mingi märkuse, et me kajastame mõlemat osapoolt, ei kajastate nagu ühte osapoolt. Ja no selles mõttes, vaata, asi on selles, et mina teen seda asja üksinda, et minul ei olegi võimalik nagu nii suurt mahtu toota, aga igasse oma uudisesse, nii nagu te tõite välja ka selle Kramatorski raudteejaama teema, mul on siin kenasti sees kõik, mida on öelnud Joe Biden, mida on peavoolumeedia välja toonud ja täpselt samamoodi ma alles hiljuti panin selle Tšernobõlis oli see droonirünnak selle kupli pihta sinna, täpselt samamoodi kirjutasin välja mõlemad pooled ja keegi ju täpselt ei tea, mis toimub, aga ma kajastasin mõlemat poolt. Aga näiteks nii, nagu ma selle esimeses kirjas teile ka välja tõin, et kuidas siis kõik need igasugused asjad, mida siin sõja algusest peale räägitakse, et kuidas Venemaal on kohe laskemoon otsas ja seal sõdurite moraal on madal, aga kas peavoolumeedia on kunagi kajastanud, mida Venemaa selle kohta ütleb? Meie peavoolumeedia, ma mõtlen. Et kus on Putini kommentaar selle kohta, et neil on laskemoon kohe otsas? No, ühesõnaga, esiteks, peavoolumeedia ei ole üks mingisugune teem, et ma ei pea teile selgitama, mida keegi kuskil on kirjutanud. No Delfi, räägime Delfist. Kas te olete uurinud siis nagu mida arvab Venemaa sellest, et kui öeldakse, et neil on kohe ongi pekkis? No kui vaadata lähemalt neid laskemoona otsasoleku väiteid, ma olen nõus, et need olid ekslikud, aga inimesed eksilevadki, kutid ette, et ei ole mingi suur kuri vandenõu selle taga, vaid ju siis oli luureinfo või kes iganes seda infot levitas eksis või see oli vale, see ei osutunud tõeseks, et ilmselgelt nagu selle see narratiiv oli vale, et selles mõttes, et kas keegi tahtis seda pahatahtlikult teha, et mul on nagu jääb segaseks, miks, et adekvaatne arusaam vastase siis relvastusest oleks just kasulik, et ohtu hinnata, aga ju siis hinnati ohtu valesti. Et aga mis see puutub kuidagi sellesse, et te väidate, et Ukrainas on mingid biolaborid, mis toodavad relvi ja Venemaa üritab hoopis neid äkki. Ja mul on hea meel, et te viimases kirjas vähemalt parandasite ära, et mul oli kas küsimusena ja te ei saa seda eitada, et Pentagoni enda lehel või välisministeerium enda lehel ja välisminister Victoria Nuland on nendest ka rääkinud, et need laborid on seal. See oli küsimusena, sellepärast, et see piirkond, see esimene rünnak, mis toimus sinna poole. Peavoolumeedia teeb kogu aeg selliseid uudiseid, kus on küsimärk lõpus ja väidab midagi. Ja siis nüüd öelda selle kohta, et mina teen Kremli propagandat, te saate ju ise ka nagu mõistliku inimesena aru, et see on tegelikult naeruväärne ju. No ei saa sellepärast, et... No aga kui te muudate ise ümber minu selle artikli ja kirjutate mulle, et ma olen midagi sihukest väitnud, siis see on ju demagoogia või ei ole või kuidas sellega on? Demagoogia on küsida täiesti naeruväärne küsimus, andes mõista, et äkki siin on midagi taga ja siis panna sinna küsimärk juttu ja siis öelda, et oi, ma panin ju küsimärgi, et tegelikult ei ole propaganda, lihtsalt siin on ju küsimärk lõpus. Ei ole ju propaganda, ei, aga kuidas, kui laborid olid, sellega te olete nõus, seal olid laborid, see on nõukaajas saadik on ja venelased kasutasid ka neid laboreid ja me ei tea, mida nad seal teevad, keegi ei tea, mida nad seal teevad. Te müstifitseerite neid laborid oma sektilise ajuga. Oota, Martin, sektilise ajuga. Kas kadunud Francis Boyle on ka kuskil sektis või on ta nende dokumentide koostaja, kes ütlevad, või inimene, kes ütleb, et nendes laborites tehakse selliseid asju, mis on surmava tagajärjega? Kas see on minu välja mõeldud või see on Francis Boyle'i öeldud? Kas see on mingi sekt? No sektiline. See arusaam, et see oleks kuidagi seotud konfliktiga samal ajal, kui Venemaa propaganda lükkab seda sama narratiivi, mille taas esitasite teie ja panite sinna lõppu
küsimärgi, et see, et see on ju ilmselgelt asi, mida Venemaa soovib, et arvatakse, et see sõda on kuidagi õigustatud seepärast, et kuskil on mingisugused biolaborid, et aga Martin, biolabori omadused, nagu biolaborid on igal pool meil. jaa, Eestis on ka Tartus on ka, jaa muidugi, ma tean, jaa. No, kas kui Venemaa kuulutaks meie sõja, kas ta avaldaksite loo, et kas Venemaa agressioon Eesti vastu on seotud biolaboritega, küsimärk? Ei, vaata, kui juhtuks nii, et mitte Venemaa ei kuulutaks Eestile sõda, vaid tuleks välja, et keegi on selle biolabori seal õhku lasknud, tuleb välja, et see on mingisugune vene tüüp, kes seal on õhku lasknud, siis muidugi tekib ju küsimus, miks ta seda tegi ja miks ta just selle hoone puruks lasi. Olete nõus ju? Ikka tuleb ju küsida, et miks? See on ju ilmselge, kõige tähtsam küsimus, mida tuleb küsida. Aga hea küll. No see selleks. See on teie enda asi, kas te vastate minu kirjale või mitte, see on teie enda nagu... Ma tahan teada, mida te sellega saavutada tahate praegu, sest te ei taha ju kuulata mind ära, te ei taha nagu diskussiooni pidada, te ei taha aru saada, vaid ilmselgelt teil on olemas mingisugune eesmärk, mida te ellu viite ja siis te lihtsalt saadate mingisuguse kirja ja ma pean nüüd siin siis vastama, et kas ma saan aru sellest, et kuidas see siin oli, et miks ma ei paku tasakaalu nendele teisele vaatele nagu nii-öelda siis. No, minu eesmärk on näidata, kuidas Eestis levitatakse valeinfot ja Venemaa strateegilisi narratiive, mille lõppmõju on kahjulik meie ühiskonnale. Seda ma üritan näidata ja teie kindlasti olete selles oma rolli mänginud ja teie portaalist võetakse üle neid jutupunkte ja levitatakse sotsiaalmeedias ja lõpuks ongi meil väga palju alusetult pahaseid inimesi, kes on väga vihased ja räägivad väga imelikku juttu ja suisa vaatavad optimistlikult Venemaa poole. No selles mõttes, et ma võin teid väga siis rahustada, et minu töö ei kanna väga vilja, sest me tegime siin just rahvaküsitluse, mis kestis nädal aega. Ma saatsin ka Delfile, kahjuks Delfi ei olnud nõus seda kajastama ilmselt jälle, aga võib-olla olete kursis sellega, eks ju. Ja NATO pooldamine on ka meie lugejate seas ikkagi enamuses, et ei kavatse inimesed NATOst välja astuda, kas teil on need tulemused kodulehel ka? Ja, kui te mis see NATO protsent oli? Ja, ma võin kohe teile öelda. Näed, NATOsse soovib jääda 57% ja välja soovib astuda 43%. Aga kui te... Ühiskonnas laiemalt on kindlasti teised protsendid kui teie lugejad hulgas. Jaa, aga see oli ka mulle nagu selliseks üllatuseks, et on. Aga näiteks, kui te tõite seal nüüd tänase kirja alguses välja, et ka tuulepargid ja fosforiit, et ma täpselt ei saa aru, kuidas see sinna läheb, aga ma kiiresti ütlen ennem, kui te vastate ära, et näiteks tuuleparkide koha pealt on nii, et ainult 2,7% soovib selliseid suuri massiarendusi, mida siia Eestisse tahetakse panna ja fosforiiti sooviks kaevandada ainult 7,2%. Et ma ei tea, kas te nüüd siis ütlete selle koha pealt ka, et need inimesed on kuidagi Kremli agendid, kes ei soovi seda tuulepargi teemat? Minu eesmärk ei ole sildistada Kremli agentideks inimesi, kes niimoodi arvavad, aga on loogiline, et inimesed niimoodi arvavad, eriti teie lugejate hulgas, sellepärast, et vastavaid narratiive on ju alati levitatud, et need arvamused just sellised oleks, nagu need teil on. Ja ühiskonnas laiemalt on ka tõesti neid küsitlusi läbi viidud ja need tulemused on veidi teist masti kui teie veebilehel. Teie veebileht ei ole esinduslik valim. Jaa, sellepärast ma saatsin kõikidele massimeediakanalitele selle, et palun kajastage, sest ma tahtsingi võimalikku adekvaatset infot saada, aga kahjuks kuskile ei võetud seda. See ongi nagu meie probleem, praegu ma räägin enda eest, aga ilmselt teised need alternatiivmeedia portaali inimesed on sama meelt, et ainult räägitakse meie vastu mingisuguseid asju, aga meid kuskile laua taha ei kutsuta ja meie arvamust ei küsita. See hakkas juba COVID ajaga. Pealtnägija tegi uudise ja kuidas siis öeldi konkreetselt välja, et Telegrammi ja Vanglaplaneedi inimesed ei soovinud kommentaari andmast. Aga meiega ei võtnud mitte keegi ühendust, see oli täiesti vale info aga kus me siis pöördume? Kelle poole me peaks siis pöörduma ja ütlema, et näed, et meile tehakse liiga, mida kaitsepolitsei poole või?
pressinõukogu on selline koht, kuhu saab pöörduda, kui ei võeta ühendust enne loo avaldamist teiega, see on pressieetika koodeksi rikkumine. Aga mina võtsin sellest, ma tahtsingi teada, mis te arvate asjadest. No, aga see ei ole teie enda isiklik huvi ju, teil on ikkagi, te töötate Delfi meedia jaoks, teil on mingisugune nii-öelda, kava on paigas ja te teete selle infoga midagi edasi ka pärast ju. Vahet ei ole, mis ma teile selle vastan ju. No, mina teenindan tõde, et kui teie vastused lähevad kuhugi muudele aladele, siis tuleb vaadata seda asja. Aga mis on tõde? Aga minu eesmärk on teile lihtsalt sõna pakkuda, seepärast konfliktse sisu puhul pakutakse sõna ja ma üritan seda praegu teha. Aga kuidas siis selle eelmise kirjaga, mis ma teile saatsin, pika põhjenduse, teeme siis kokkulepet, avaldate selle ka kuskil, sellepärast et ma ei tea, praegu jääb see asi nagu väga ikkagi ühekülgseks. Nagu ma ei ole teid eelnevas ajakirjanduslikus kajastuses Delfis kajastanud. Seetõttu mul on jääb segaseks, kui te tahate, et teie eelmine vastus mulle oleks kuidagi vastus, mis minu praegustele küsimustele, siis me võime ka nii arvestada, aga nagu no põhimõtteliselt see on see kiri, mis te nüüd saatsite, sellepärast mul ongi nagu hämming, et see on ju nagu üks ühele sellele, mida ma juba nagu olen selgitanud. Ja tegelikult kui te ei taha uuesti selgitada, siis ma võin need vastused korjata ka teie eelmistest kirjadest. Just. Ja seda te ei saa tegelikult öelda, et ei ole nagu mõlemi poole kajastust, nagu ma ütlesin, ma olen üksik üritaja, ma ei suuda teha nagu igal teemal neid artikleid, aga nagu ma ütlesin, see Kramatorski raudteejaama rünnak, eks ju, et on mul toodud siin välja Joe Bideni ütlemised, kõik asjad. Nüüd oli viimane see Tšernobõli kohta, siin on kõik toodud mul välja kenasti, mida ütles Ukraina pool, mida Zelinski ütles, eks ju, mida ütles Vene pool, mida ütles Kaja Kallas, mida talle Scott Ritter selle peale ütles, et see on ju täiesti selline neutraalne kajastus, et see inimene, kes seda loeb, ta saab lihtsalt natukene rohkem informatsiooni kui Eesti peavoolumeediast. Sest Eesti peavoolumeedias ei kajastanud keegi kuskil, mida nagu Kaja Kallas ütles ja mida Scott Ritter talle selle peale vastas. No, see on teie seisukoht ja seda me saame kajastada, jah. Et vastuseks siis justkui väitele, et tegu on ühepoolse kajastusega kuidagi. Et me saame seda öelda, et teie hinnangul te kajastate ikkagi artiklis sees kõiki osapooli. Jah, no nii ma vähemalt olen püüdnud, eks ju, ja see väide, et ma võtan neid infovaarsist tihtipeale ja Siroheitsist ja sihukestest kohtadest, selles mõttes, et ma ikkagi kontrollin need asjad üle ja kui te ütlete ka, et infoväärus ei viita allikatele, siis see mõttes, et ta ka võtab ju nii-öelda Venemaa ametlikest allikatest, et RT-st, eks. Et lihtsalt meie ruumis on RT on bännitud ja mis mulle kõige rohkem kogu selle asja juures nalja teeb, on see, et ma ise absoluutselt ei oska vene keelt, et kui nagu süüdistatakse vene info levitamises inimest, kes ei oska vene keeltki, siis see on nagu päris hea. Et jah, võime seda ka kirjutada, et ei oska vene keelt. Jah, see oleks nagu võib-olla et ei saa süüdistada vene info levitamises, kui ei oska vene keelt. No jah, ma tean, et seda annab ka igatpidi spinnida, aga ühesõnaga kõige tähtsam, mis on, et täpselt nii nagu tõesti Ameerika administratsioon ka praegu seda teeb, et siis ikkagi üritatakse võimalikult kiiresti seda rahu saavutada, mille üle ma olen nagu väga õnnelik, et sellised arengud on. Et see on ka nagu minu eesmärk. Et me elame 21. sajandis ja siis kui peab sõjaga nagu lahendama seda niimoodi, siis et ma olen oma videodes ja asjades ka nagu välja öelnud, et ma kuidagi moodi ei õigusta mingisugust agressiooni, et see rahu armastava inimesena, see on minu meelest nagu viimane vahend, et see on nagu väga nõme, et see asi on sinnamaani jõudnud. Aga kui nüüd nagu fantaseerida, et siis kujutage nüüd ette, et kui Venemaa oleks hakanud oma baasi rajama kuskile Mehhikosse ja Kanadasse ja siis ilmselgelt oleks ka sealt tulnud ju mingisugune tüli.
võib-olla. Ei, no kindlasti oleks selles mõttes, et seda on ajaloos juba juhtunud, millele te viitate. Aga minu eesmärk ei ole teiega selles debatti praegu astuda ja ma pean tõesti nüüd minema. Praegu teil on midagi lisada, saate mulle kirja lisada vastuseks, aga ma saan ka kasutada teie eelmist kirja mulle, mis puudutas teid samu artiklid, mis teil on ilmunud ja teie selgitusi nende suhtes, pluss siis see, et teie hinnangul siis teie kajastate kõiki seisukohti loo sees, et mitte ühte poolt. Just. Olgu, selge, aga ma tänan, et ära kuulasite ja eks kui mul tuleb mõni mõte, siis ma panen veel kirja teile. Teeme nii, aitäh, kõik head. Teile ka. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Vastupanuliikumise tasulise paketiga liitumiseks minge vastupanuliikumise lehele ja leidke üles nupp liitu. Seejärel valige endale sobiv periood ja toetussumma. 1 kuu hind on minimaalselt 5 €, aga kui valida juba pikem periood, näiteks 6 kuud, siis teeb see hinnaks kõigest 2,56, mis on vähem kui 1 tassi kohvi eest küsitakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid Pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlike inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded küsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest lisaks reklaamitulule veel umbes 10 € kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.